Tere kõikidele, ajuloputus! Ja avama silmad vaatajatele ja kuulajatele. Olemegi siis jõudnud oma 5. episoodini ja Selle aasta viimase episoodini, siis me lähme puhkusele ja rohkem ei tee selleks aastaks. aitab kah, vaadake tagantjärgi, kui veel vaadatud ei ole osasid või alati minu arust on ka hea nagu üle vaadata, et iga kord sa saad midagi nagu uut jääb meelde. Jaa. Mis eelmine kord ei kuulnud. Absoluutselt ja tegelikult ongi see, et meiega ei pane tähele just kõiki asju, on ju, et siis erinevates kohtades ongi väga hea nagu üle kuulata, et tuleb see pühade aega. Just, aga sõidud. Võtamegi, sõitude alasti ja kuulata. Võtamegi siis jälle eelmise osa kommentaarid ette, vastame mõnele kommentaarile. Katrin, miks siuke nägu? Ene kirjutab meile siin, et reinkarnatsioon ei olnud osa algsest jumalikust kavast. Ma ei hakka seda pikalt siin ette lugema, aga reinkarnatsioon kindlasti on selles mõttes algne jumalik kava, et hing võib käia erinevates kohtades kehastuda, aga ta vist mõtleb seda maatriksi süsteemi, et meid tõmmatakse nagu siia tagasi. See tõepoolest et see on ikkagi loodud nüüd jälle nagu parasitliku süsteemi poolt. Aga iseenesest reinkarnatsioon kui selline, et hing kogeb erinevaid elusid, seal ei ole midagi valet. Ja ta küsib, et kuidas siis vabaneda, et pea meeles, et see ei ole hing, miks peaks valu kaudu ellu ärkama. No seda kindlasti, et reinkarnatsiooni lihtsalt peale, kui me nüüd nii-öelda siit uuesti lahkume ja siis on jälle, et see valgusesse ei tohi minna, tuleb minna läbi oma tühjuse. No meile kogu aeg öeldakse, mine valgusesse, no seisa, vaata, mis selja taga on ju pööra ümber. Ja ka just, et kui sul tuleb seal mingid sõbrad ja tuttavad on ju, et seda mitte minna, aga iseenesest reinkarnatsioonis ei ole midagi valesti. Heli kirjutab, et tund 20 minuti pealt läheb saatejuht, kui paljud tahavad sinna võistlusele jõuda. Toon teist vaatenurka, kas me peaksime ikka üksteisega võistlema? Ma kohe kommenteeriksin siia, et küsimus ei ole üldse üksteisega võitlemises, kui keegi tahab minna ja mingid võistlused läbi teha, see on tema asi, et Angela ei mõelnud eelmine kord üldse seda siin ja see kui ta ei läheks praegu kontekstist välja. Et kui inimene soovib mingis asjas minna, heaks saada, iseenda jaoks midagi tõestada, see on tema asi. Isegi kui keegi tahab kellegagi võistelda, see on ka tema asi. Aga meie ei propageerinud siin seda, vaid rääkisime sellest, et inimesed ei vii asju lõpuni. Eks, et nad alustavad, aga nad ei vii lõpuni. See oli see mõte. Ja nii et Paula küsib, kas tõesti Stalin ei olnud vaimsete probleemidega ja psühhopaat? No, ma ei teaks, kui paljud teist vene keelt räägivad, et ma soovitan otsida ka nagu erinevaid teadmised venekeelsetest kanalitest ja Stalinist on päris palju rääkinud erinevad inimesed ja nad ei ole rääkinud seda lugu, mis Maatriks rääkis. Üks asi, mis minu raamatus on sees, muidugi ma ei saa selles mõttes, ma ei saa öelda ka, et Nõukogude Liit oli lõpuni täielikult harmooniline. Aga mida ma kindlasti olen kirjutanud, mida ma siiamaani ütlen, et Nõukogude Liit lõi meile võre kloonide maailma ette. Sellepärast, et välismaale polnud võimalik reisida, välismaalt polnud võimalik siia tulla, kilekotte, värvilist nätsu või seda värvilist raati ja nätsu meile ei tohtinud tuua. Et friikartuleid me ei söönud, McDonaldsit meil ei olnud, ta lõi meile väga-väga suure elava inimese ruumi, kus ikkagi Nõukogude Liidu alla kuulusid erinevad rahvusriigid, mis on siis nii-öelda pika ajalooga, kellel olid oma traditsioonid ja keegi selles mõttes Eestis või eesti keel oli ikkagi säilinud, loodust ei hävitatud, teistes riikides samamoodi, et praegu ma arvan, isegi räägitakse rohkem vene keelt siin kui nõukaajal. Ma arvan ka. Kindlasti, et tegelikult, et see nõukaaja elu on nagu hästi ära demoniseeritud, aga mina ütlen vastupidi, et minu meelest elu läks tuksi siis, kui tuli Euroopa Liit, kui on tulnud see tehnokraatlik maailm, et loomulikult Venelal olid omad probleemid, ma ei eita neid, kõik valitsejad, kes Vene ajal olid, kindlasti ei olnud harmoonilised, aga nüüd spetsiifiliselt Stalini kohta ma arvaksin, julgen jälle arvata teistmoodi, kui meile peavoolumeedia räägib. Ja siis Heli ütleb veel ka, et Toomas Piik väidab, et enamik inimesi on kloonide järeltulijaid selles samas podcastis. Kas saatejuksust võiks lasta Toomasele Katrini asja koos selgitada? Ma kutsun Toomas ja Katrini siis korraga podcasti ja hakkame siis arutama. Mina ei ole nõus sellega, et enamik inimesi on kloonide järeltulijaid, aga nagu suur osa on küll jah, aga veel rohkem on ikkagi
kloonide ja inimeste nagu järeltulid ehk hübriide, täna räägime sellest ka. Nii et nii ja naa, ma ei saa öelda, et Toomas valesti ütleb, ei mitte seda, aga ma natukene võib-olla arvan teistmoodi. Jällegi leia oma tõde, on ju. Ja kas ja kuidas võib muuta hinge siirdatud organ? See on hästi oluline küsimus. Siin on niimoodi, et organid on seotud hingeteadusega, nad kannavad seal enda infot. Ja kui sa saad kellegi teise organi, siis hingeteadusest võib osa üle tulla. See on nii huvitav, et see küsimus siia tuli. Eelmine aasta ma vaatasin Netflixis sellist filmi, mille pealkiri on Last Christmas, viimased jõulud. Ja ma just oma tütrel lasin seda uuesti vaadata. Ma võib-olla räägin nüüd selle beyond'i ette ära, aga seal on üks tütarlaps kohtub ühe noormehega. Ja selle naisel on aasta tagasi siirdatud süda. Ja siis neil on terve see lugu, seal jookseb kogu aeg läbi selle filmi ja järsku ühel hetkel tuleb välja, et seda noormeest pole tegelikult olemas. See noormees on see, kelle südame ta sai. Ja siis see tüdruk küsib, et miks mina siin näen? Ja siis ta ütles, et sellepärast sa näed mind, et sul on minu süda. Ehk siis nende vahel tekib nagu ühendus ja siis nad saavad oma vahel suhelda. Et jah, koos organitega, mitte ainult südamega, võib ka neerud või mingi maks. Ei ole vahet, et osa hingeteadusest võib siis üle minna. Nii et jah. Sirje ütleb, et seoses Hitleriga olen leidnud, et ta oli esoteerika huviline. No Hitler oli väga suur igasuguste selliste asjade huviline, ajas igasuguseid aardetaga ja kunste ja maale ja oli ise kunstnik. Ja seal oli nagu nii palju asju, mida kõik varjatud. Paljud ei teagi seda. Sotsiaalmeedias tehakse nalja, kui tahate nagu välja öelda Hitler, siis öeldakse, et Austria kunstnik. Mina ei tea, kas sa oled lugenud seda George Orwelli raamatut 1984? Ei. Tahtsin inimestele just rääkida seda, et seal on niimoodi, et seal on, siis on peategelane, eks ju, ja seal on siuke düstoopiline maailm. Ja neil on mõtteministeerium, mis siis kodus on niimoodi, et see on telekas ja siis telekas mingil täiesti suvalisel hetkel kontrollib su mõtteid. Ja siis, kui sa midagi valesti mõtled, siis mõtteministeeriumi vennad lendavad sulle peale ka. Aga seal on selline tore koht, et kui ta hommikul läheb ministeeriumisse tööle, siis neil on vihkamise minutid. Et pannakse käima siis ekraanile mingisugune sealne Hitler, kes on siis tegelikult süsteemi vastane. Pannakse käima seal see Hitleri pilt ja siis need 2 minutit peavad röökima, karjuma nagu selle venna suunas ja nagu selle viha ja kõik endas üles ja seda tehakse iga hommik süstemaatiliselt. Et lugege seda raamatut, siis mõelge korraks uuesti selle Hitleri loo peale. Et kui ma täna Hitler ütlen, siis kõik käivituvad niimoodi, et te olete nii ära treenitud, et väga osavalt, aga täna räägime nendest teemadest rohkem. Ja meil on siin veel üks päris pikk kommentaar, mis me selle kommentaari peal, ma arvan, et ma hakkasin ette lugemagi, see on ikka päris pikk, aga jälle Hitler kui päästja, räägitakse pikalt armastusest, hinge tervendamisest ja valgusest, samas õigustatakse Hitlerit, väites, et ta tahtis vaid hingelisi kaitsta ja hingetutest lahti saada. Lisaks süüdistatakse juute kõiges maailma kurjas, kuidas sobib kokku jumalik armastus ja massimõrvari õigustamine ja siit läheb veel palju edasi. Jah, et kui te tahate vaadata, et vaadake siia ajuloputuse podcasti all on siis keegi Külma Jaak pannud siis oma kommentaarid. Mulle alati meeldib, et sellised kommenteerijad on alati sellised, kes ei ole kunagi oma nimega pane tähele. Sest inimene tunneb ennast alati eriti hästi siis, kui ta on justkui nagu mingi maski taga. Ma tahaks näha, et kes ta päriselt on, las ta tuleb siia ja ütleb siis meile silma. Vaatsin täna hommikul just ütle Cody Sanchez'i videot, kes ei tea, siis Cody Sanchez on Ameerikas üks naine, kes on ennast nagu ise üles töötanud ja ostab erinevaid firmasid kokku, väga tugev influencer. Ja siis ta ütles ka, et suurem osa inimesi, kes sind kritiseerivad ja sulle halvasti ütlevad, et teevad seda ainult selle taga, et nii kui nad su ees on, nad mitte midagi ei ütle. Ja siin on hästi huvitav see, et me ei hakka seda tõesti nagu ette lugema seda kommentaari, aga miks ma tahan selle siia sisse tuua on see, et me siin Angelaga vaatasime mõlemad just David Icke videot Brian Rose'iga. Podcast, mis tuli välja juba 8 päeva tagasi, aga on saanud ainult 25,000 vaatamist. 26 tänaseks. Ja see on, ma soovitan kõik, kes inglise keelt oskavad või pange subtiitrid alla, see on briljantne. 3 tundi. Ja see läheb meie sellega, mida me siin täna teeme nagu niimoodi kokku, ma kohe räägin, miks. David esiteks ütleb seda, mida mina ütlen ka, et maatriks lukustab meie kehateaduse
intellektuaalse teadvuse ja hingeteadvuse tunded lukustab kõik enda tasandile. Sest David ütleb ka, et see on virtuaalne reaalsus, kuhu meid lukustatakse, kus soovitakse, et me näeksime maailma teatud moodi. Ja kõik narratiivid, mida nad siia loonud on, kõike, mida meil õpetatakse koolis, see on see, kuidas nemad tahavad, et meie maailma näeksime. Mitte see, mis tegelikult on juhtunud või kuidas asjad olid. Ja mis seal David veel ütleb, hästi ilusasti ütleb, et vaadake. Ma ei tea, kas sa mäletan, mis ma eelmine kord ütlesin, et inimestel on tulevas 2 õppetundi. Üks oli see, et tuleb vastutus võtta oma elu eest ja teine on see, et tuleb hakata kokku hoidma. Ja David räägib seal pikalt sellest, kuidas inimesed jaotatakse nagu, et miks vähesed saavad suuri massi juhtida, sest et suured massid jaotatakse nagu osadeks. Lahterdatakse ära, sa oled must, sa oled valge, sa oled mees, sa oled naine, hästi palju on lahterdusi. Ja siis ta ütleski, et sulle õpetatakse selgiks mingisugused mingid dogmad või doktriinid, mis iganes sa võtad enda omaks ja sa jääd sellesse nii kinni, su mõistus, see on täiesti ära piiratud ja sa oled oma enda ajus, oma enda meele sees vangis. Ja võt see Hitleri teema, kuna ma olen seda nüüd siin mitu korda rääkinud, see tuleb iga kord üles. Mulle tundub, et see nagu natuke see haaval kogu aeg raputab ikkagi inimeste mõistust lahti. Hästi huvitav ja iga kord ja mul kusjuures teistes podcastides samamoodi, et meil ei ole isegi plaanitud seda teemat olnud, aga päris mitmes mul tuleb sisse see sama teema kogu aeg. Ja see on olnud nüüd ma sain ühes kohas vaatamisi, oli meil mingi üle 40 000, kui see oli Hitleri lõik. Ja inimesed täiesti järjepidevalt nagu raiuvad, et see on, et ma räägin täiesti valet juttu. Aga mulle meeldib see, mis David ütles see, et vaadake, see näitabki seda, et inimene te kordagi istu maha ja esita endale küsimust, et äkki see, mis ma tean, ongi vale. Äkki mulle ongi valetatud. Äkki siin on asjad teistmoodi, et ta isegi ei anna selle ruumi, ehk ta ei ava oma meelt. Mina ütlen siin, et ava oma silmad. Aga ava oma meelt, avarda oma meelt ja anna võimalus selleks, et asjad on teistmoodi. Aga tead, kui raske seda on teha, kui inimene on mitukümmend aastat siin planeedil elanud on ja siis tuleb see üks päev, kus ta peab tunnistama, et kõik, mida ta teab, on vale. Absoluutselt kõik ja see on väga raske teha. Kogu maailm kukub kokku. Täpselt. Ja sest ma olen seda eelnevalt kirjendanud, et meel ja närvisüsteem proovib meid hoida turvalisuses ja kõik, kes ründavad mind praegu, ükskõik millega ma välja ütlen, see on selle pärast, et nende turvalisus saab häiritud ja tahavad kohe seda turvalisust tagasi, et nad ründavad seda, mis nendel seda jalgelust kõigutab. Ja siin on ükskõik loogika viga, et sinised silmad avatud DNA jumalik inimene, mis ta siin ütleb, et psühhedeelikumid on kiidetud hingeravimiteks, aga tegelikult on uimastid. Inimene üldse ei hakka mõtlema, et aga äkki siin on mingeid muid variante, äkki see kõik ei ole nii. Nii et hästi huvitav, et see külmajak on siin ideaalne näide ühest, võib-olla hingetust. Ei tea täpselt. Öeldakse, et ta on nii seal maatriksis sees, et ta lausa kaitseb seda maatriksit. Ja võt see on ideaalne agent Smith. Et miks me siin oleme? Ma arvan, et see Davidi podcast tõi selle kõige paremini välja, et miks me siin täna oleme, on see, et mind on eluaeg olnud väga raske programmeerida. Ma olen kõikidele programmidele sõitnud vastu täiesti. Ja ilmselgelt ma olen sellise eluülestandega tulnud ja sellepärast mu silmad saavad varakult avaneda. Aga siis on, ja meie töö ongi see tuua teadmiseid nende samasugusteni, kes otsivad seda, kes tahavad avaneda, kes tahavad avarduda. Ja Aik ütles seal ka lahedalt, et kui sa esitad selle küsimuse, siis need vastused tulevad sinuni. Ise, just täpselt need inimesed, need vastused, aga inimesed ei esita seda küsimustki. Selles on probleem. Kui ta esitaks selle küsimuse, ta saaks vastuse. Universum annaks talle selle ükskõik mis moel. Aga nad ei esita küsimustki, sellepärast neid vastuseid ka niisama neile ei loobita. Mina toon seda näidet kogu aeg, et ma hakkasin 25 aastat tagasi, kui ma olin 20 esitama küsimust. Miks on maailmas nii palju kannatust? Mis siin toimub? Miks meil suhted ei toimi? Miks on kurjust nii palju? Miks kõik on nii väärastunud? Kas te ei näe või? Et mis toimub? Ja kuna ma esitasin 25 aastat seda küsimust, ma sain oma vastuse lõpuks kätte, ma saan täpselt aru, miks valesti see asjad.
ja just see on väga õige, mis sa välja tõid, et Aik nii suurepäraselt räägib selle kõik lahti seal. Mulle nii ta aktsent meeldib. Teda on hästi mõnus kuulata. Ja ta natuke kokutama, ta on järjest vanemaks ja tal on reumatoid artriit ka. Eks tal on seal nagu muidugi ta just ütles ka 36 aastat seda tööd teinud. Jah, ta rääkiski sellest, et kui ta alustas on, et siis ei olnud internetti, siis ta pidi minema tänavale ja andma inimestele füüsiliselt neid lipikuid selle infoga nagu kätte on ja siis ta käiski reisis hästi palju, mida ta enam teha ei saa, sest ta on tervest Euroopast. Ta on terroristiks tegelikult bännitud, ta ei tohi kuskile reisida, riiki siseneda on ju, et täiesti. Ja, ta on kurutatud, ma ei mäleta mitmenda astme terroristiks. Ta on täitsa niimoodi, et selles mõttes, aga süsteemi, vaata, süsteem ju, kui inimesed arvavad, et süsteem kaitseb neid, süsteem kaitseb ise ennast. Et kui me tegime nalja siin selle kaitsepolitseiga, eks ju, et nad meile silma peale panid. Te peate ju aru saama seda, et kaitsepolitsei pole loodud inimeste kaitseks, vaid süsteemi kaitseks. Ja kui meie tahame süsteemile vastu hakata või tähendab rääkida vastu süsteemile, siis muidugi nad peavad ju kohe ütlema, et nii, sinna tuleb silm peale panna. Ja Aik rääkis ka seda, et vaadata seda, kui palju tal on sotsiaalmeedias jälgijaid ja kui paljud ta videosid tegelikult näevad. See on absurdne, ta on igalt poolt shadow bannitud, kuidas eesti keeles siis öelda, et nii-öelda varjusurm. Varjatud jah, et ta võib postitada mida iganes, aga see ei jõua inimesteni. Tal võetakse vaatamise asju sealt maha, ma tunnen meiega tehakse samamoodi on ju, nii et kui te seda kuulete, jagage seda oma sõpradega, et see jõuaks otse nendeni. Täna on õnneks hästi palju seda, mul omad paljud tuttavad ütlevad, et ma jagan, keegi kes, kellel on palju jälgijaid ka, mis iganes teeb muid asju, et ma just soovitan inimestele vaadata ja ma soovitan nendele vaadata, et seda word to mouth ei saa ära võtta. Ja ma näen, et see word to mouth on tegelikult hästi oluline, mille peale me mingis mõttes nagu tänapäeval vist enam ei looda. Vaata, siin ongi, ma tahtsingi ühe näite tuua siia. Me lähme siin täna rääkima universumi maagilistest aspektidest. Aga vaata, meesenergia on ratsionaalne, loogiline, algoritmid, kõik on korduv, kõik on ühtemoodi. Ja ka seesama see naisenergia, mis siis maatriksist on välja lõigatud. Tema ongi maagiline ja kaootiline ja üllatav ja nii edasi. Et kui me lubame selle naisenergial ka sisse tulla, siis tema teeb oma töö ja levitab meid, nagu saad aru niimoodi, et me ei pea ainult lootma selle algoritmi peale, me ei pea ainult lootma selle Facebooki ja Instagrami ja TikToki peale, et ühel hetkel paratamatult, see võtab veel natuke aega, ühel hetkel inimesed hakkavad aina enam rääkima. Ja me levime nii kui nii. Et selles mõttes ma nagu üldse ei karda seda. Et jah, et see naisenergia lubamine oma ellu, lõdvestumine, lõõgastamine, usaldamine, või võt see on universumiga koostöö tegemine, on see naisenergia tuleb nagu läbi, eks ju. Aga jah, et vaadake seda Aigi, vaadake seda uut episoodi. Nad mõlemad nii-öelda ju lasti nüüd YouTube'i tagasi. Ja sealt see intervjueerija siis ehitaski küsimuse Davidile, et mis arv, miks meid lasti tagasi YouTube'i? Miks me siin jälle tagasi oleme? Meid ju nagu blokiti ära siit. Ja siis Aik ütleski, et aga nüüd tahetaksegi kõikidest halbadest teha nagu head. Ja kõik bad guy'd on nüüd nagu good guy'd. Et näiteks tõi seal näiteks Elon Muski on ju. Et kes siis lõi nagu selle X-i nüüd on ju ja siis on hullult hea ja sõnavabadus, aga mida ta seal ainult propageerib, ongi see AI. Ja see hull AI maailm, mis meid nagu ees ootamas on, sellest ka David seal podcastis räägib. See on nii kummaline, et kui mina hakkasin kogu seda teemat vaatama, see oli koroona ajal. Vaata, mind võeti maha esimest korda, mul oli avama silmad grupp. Siis kui ma rääkisin koroona asjadest, mind võeti maha, siis ma tegin uue grupi, muinasjutu maailm. Ja tollal oli Trump president. Ja siis ma vaatasin seda Trumpist ta räägib ka hästi palju seal podcastis. Ja mina vaatasin Trumpi teemat väljaliselt, mitte nagu seda, mis tundub, et ta teeb. Ja siis ma juba seal ütlesin, et ma kirjutasin selle, kui keegi tahab seda üles otsida, mis ma siin alguses kirjutan, et kui sa lähed muinasjutu maailma gruppi ja paned sinna otsingusse sisse kuri pardike. Toonalt. Appigu ja. Toonalt on ju. Ja siis ma kirjutasin seda 2 juttu muuses järjest. Siis mina nägin ka, et on nagu, ma kirjutasin seda, et ta tegi tulnukatega kokkulepped, mis põhimõtteliselt ongi tõsi. Aga David ütles nii ilusti seda, mida mina siin ka ütlesin. Inimesed ootavad kogu aeg välist päästet. Ja ütlebki, vaatake ise enda sisse, nagu ärge jääge lootma kellelegi välisele, tuleb mingi päästja, ei sa pead ise enda sisse vaatama, ise ennast päästma, aga me oleme nii programmeeritud, et keegi kuskilt tuleb, aitab, otsustab meie eest, teeb meie eest need asjad ära. Piibel.
Siibel ju jälle programmeerib selle Jeesuse siia, kes tuli nagu päästjana, no pole olemas seda. Ja nüüd on samamoodi, et inimkond on väga suures kriisis, see on selge. Ja siis ta ootab, et nüüd on see Trump, et kes siis justkui tuli ja justkui teeb kõiki neid asju, mida siis inimesed, tähendab, meile näidatakse, et ta teeb neid asju. Aga kui mina, 2 asja, mida ma raamatus kirjutan, on ju. Üks asi on see, et kui mina üldse hakkasin nüüd vaatama, kui Trump tuli uuesti pilti, siis mulle näidati kohe nagu kosmilisel tasandil ära, et Trump ja Musk on AI ajaliin. Ja nii kui ta pulti sai, David ütleb seal ka, ma rääkisin seda enne, et pani kohe hullu raha sinna AI välja töötamisse, siis Elon Musk on üldse minu mõelest, tema kindlasti inimene ei ole, see on täiesti selge. Ma ei tea, mis olend ta on, aga ta inimene ta ei ole. Ja siis müüaksegi seda illusiooni vabadusest. Aga AI ajaliiniga on see, et ma kirjutasin raamatuse lahti peatüki hallidest. Hästi palju räägitakse seda, et hallid käivad inimesi siin abdaktimas, kuidas see on, et ma ei tea, varastavad inimesed ära ja toovad tagasi ja teevad nende peal igasuguseid katseid. Ja tegelikult on niimoodi, et hallid on siis inimkond, kes läks ühel hetkel AI ajaliini täielikult, tehnoloogia ajaliini. Kohe räägin, miks nad läksid, ma kohe toon sellega siia sisse. Või miks tahetakse seda praegu teha. Siis nad ühesõnaga kaotasid elu oma täiesti, oma kõikides vormides ära, vaatame, miks nad välja näevad. Neil pole sugu, neil vist suudki enam ei ole, neil on suured silmad ja pea. Ühesõnaga, nad on täiesti kaotanud ära kõik, mis oli inimlik, nad on elu ära kaotanud, nad on igavisti elavad, hingetud, mitte midagi, surnute armee kutsutakse. Selleks võib isegi tuua selle võrdluse, kes on Troonide mängu näinud, vaadanud seriaali. Siis seal on teisel pool müüri elavad siis nagu sellised surnud. Ja. Et samasugused. Ja nüüd ongi see, et need käivad siin ja üldiselt muuseas nad võtavad naisi, mitte mehi. Ja tahavad see naise DNA-d ja seda tagasi saada nagu seda, mis ära kaotati, uuesti taas luua kõike. Me oleme inimkonnana praegu täpselt samal ajaliinil. See ajaliin tehtigi seal, nagu ma ütlesin, ajaliin on muudetud, vahetatud on ju seal Kennedy surma juures kuskil pandime selle ajaliinile, siin me siis nüüd oleme. Nüüd on vaja seda, et inimkond liiguks uuele ajaliinile ehk teeks teistsuguse valiku. Ja sellepärast ma ütlesin, et tulevad need õppetunnid, et kas sa võtad vastutus ja inimesed peavad hakkama koostööd tegema. Ei saa enam, kes on must ja kes on valge ja kes on COVID-i vaktsiiniga ja kes on ilma vaktsiinita, et siis me läheme samasuguse kohta, me kaotame kõik uuesti. Eestisel Red Pill Estonia konverentsil, mis just Telegram korraldas, Elvis Brauer ütles hästi selle kohta, et kui paljud mis üldse teavad, kes meie naaber on. Nagu minema naabri juurde, viimane aeg on hakata naabriga häid suhteid looma. Et just see kokkuhoidmine, et ühel hetkel nagu see maksab sulle kätte, kui sa oled üksinda ja arvad, et ainult sina. Et mine küpseta kook, mine vii naabrile, tehke tutvust, hakake kokku hoidma. No eestlased ei saa seda meile teed. Mõtle, mis siis saab Eestis, issand jumal, kui sa ütled Eestis, mine ütle kellegi tänaval tere, sa vaata hulluks läinud. Kui mulle tuleb keegi vahel tänaval vastu, ütleb mulle tere. No okei, võib-olla mind keegi teab on ju selles mõttes, aga näiteks ma läksin üks õhtu koeraga parki jalutama, see oli piirivalvul, kes käib, keelajal nad käivad kontrollimas kalade rööpüügi pärast käivad seda jõe äärt kontrollimas. Siis tuli seal ilusti õhtul, ütles mulle tere. Eestlane. Wow. Uskumatu, aga mine Itaalias või Saksamaal kuskile lifti, ükskõik kuhu, kõik ütlevad igal pool tere, see on täiesti normaalsus. Et eestlastele maksab see kõik ühel hetkel väga tugevalt kätte, et nad ei saa nagu üle oma sellistest külmajaakudest siin. Nii et, aga kus me jäime nüüd selle AI juurde, et miks seda tehakse? Ma kohe räägin, miks seda AI ajaline tehakse, miks seda singulaarsust tehakse ka. Vaata, nad on lõputul arvul käinud läbi selles mõttes päris palju erinevaid planeete, siis nii-öelda see kurjuse pool. Ja kuna nad muutuvad parasiitlikuks, nad lähevad ja hävitavad iga planeedi ära, ehk need kurnavad need ressursid lõputult ära. Ja siin planeedi peal on samamoodi ressursid päris ära kurnatud ja nad ju lõid siia need hingetud. Aga hingetul ei ole piire, tema saab ainult läbi välisema rahuldust, nii et ta kogu aeg tahab rohkem. Ja loomulikult on see tipptasandi hingetud, aga on ju see mass ka, kelle nad on loonud. Kui nad ei pane vaata piiranguid peale, siis ka see planeet lõpuks hävineb ära. Et neil ei olegi enam kuskil olla, et nad nüüd tahaks ühte kohta jääda ja kui nad selle AI ajaliini teevad,
ehk siis ai panevad kõik on kontrollima, siis kõik ressursid, täna ei ole ju küsimus nagu, me kõik teame, et see kliima rohepööre, et see on ju fake, aga, ja nad ütlevad, et maailm saab otsa. Nüüd ma toon jälle selle siia sisse, nad räägivadki omast seisukohast, ja maailm saab otsa selles mõttes, et me kulutame, kurname kõik, kogu süsteemi ära ja kui neid ei hakka piiranguid panema, et inimesed ei saaks nii palju reisida enam, et nad saaks osta nii palju, et nad saaks kõike teha, siis ei olegi neid ressursse enam, sest see on lõputu, et tänaseks nagu David ütleb, nad väidavad, et meid on 8 miljardit, ma ei usu ka seda ise. Aga ikkagi on meid nagu selles mõttes päris palju ja see pidev kurnamine käib ja ai toob siis kokku selle, et kõik saab olema täiesti piiratud, kontrollitud. Seda ta rääkis ka, see on need 15 minuti linnad, et täpselt, et kõik, mis meil praegu läbi on käinud, need digi-ideed ja asjad ja kodanikupalgad ja kõik need elektriautod ja 15 minutil kõik see ühendatakse, see on üks süsteem ja sina elad selles ja sina ei või oma piiridest välja minna, kõik kaamerad, ai, asjad kontrollivad sind. Ja siis ongi see üks grupp seal 15 minuti linnas ja mulle tundub, et see teine grupp päris inimesi siis ongi kuskil eraldi maal oma kogukondades on ja hoiavad kokku ja toimetavad seal. Et see ressursi teema on just nimelt, et siis saad hästi kontrollitud ressurss. Ta ütles ka, et kuna ai võtab ju vaata hästi palju neid töökohti üle, et see antakse kodanikupalk. Siis see kodanikupalk on selline, et sa seda koguda kunagi ei saa, sa pead mingiks aegumiskuupäev, sa pead selle ära kulutama, aga see on ka nii palju, et see ei ole nagu niimoodi, et sa saad, ma ei tea, mida teha. Et selles mõttes, et vaadake väga huvitav, et ma arvan, et me võtame ühe korra ette, räägime sellest teemast eraldi, võtame digi-idee raha ja toome selle mingis järgmises episoodis, täna natuke räägime teistel teemadel. ai koha pealt see Aik ütles ka veel lahedalt, et inimesed siin arvavad ja näevad, et nagu Hiina-Ameerika on konkurendid selle ai nagu arendamise koha pealt, aga miks nad siis on koostööd teinud, miks seal on nagu sadu dokumente selle kohta, et nad teevad koostööd ja kui te sellest aru ei saa, et need ei ole ei üks ja teine, vaid seda kõike juhib ülevalt üks. Ja üks võim. Jah, siis Ta ütlebki üks jõud, et ülevalt poolt juhib kõike jõud ja tema räägib seal ka lahti seda, mida mina siin räägin, igal pool on satanism, kõik on satanism ja pedofiilia. Täna räägime natukene seksuaalsest väärkohtlemisest veel, meil natuke ja eelmised korrald mingid asjad, et trauma osas rääkimata. Ehk siis, et aga just see, et järgmine samm, kui sa sellele vastu ei hakka ütlema, on digi-idee, sealt tuleb digivaluuta ja sealt läheb juba kõik muud asjad lähevad järjest, on see ai. Need on juba tehtud, vaata, nüüd on sinu otsus, kas sa lähed sellega kaasa või mitte, kuidas sa reageerid sellele kõigele. Ja vot see on see koht, mis ma ütlesin, kus inimkond peab hakkama, sa kas võtad vastutuse ja lähed ise oma teed või siis sa lähed ahju. Just, ja tegelikult neid samme tuleb juba täna teha, et mitte siis, et sa nüüd paari aasta pärast ärkad, et ma tahaks valida selle vabaduse tee, on ju, aga mis mul nagu seal kogukonnas inimestele pakkuda on, ma ei kasvata ise süüa, ma ei oska mingi õmmelda, ma ei oska lapsi kasvatada. Ma nitimees. Et leia nagu oma tugevust hakka juba arendama, mõtle nagu paar sammu ette on ja toit, vesi pidi suureks probleemiks nagu tulema, et sa pead ise oma toitu kasvatama, sa pead ise leidma selle koha, kus sa saad puhast vett, et nagu seda varsti ei ole meil enam. Et Red Pill konverentsil tuli ka see teemaks, et kas inimesed tulevad tänavatele protestima, kui meil see digi-idee vastu võetakse. Elvis Brouwer hästi ütles, et nad ei tule sellepärast, et digi-idee võetakse, kedagi ei huvita see, nad ei mõtle nii kaugele, vaid nad tulevad sellepärast, et neil on nälg majas. Varsti inimestel ei ole enam raha, et süüa osta. Ja praegu ei ole. Just, ja ta tõigi seal mingisuguse näite, et 8 inimesel 10 oli vist alla 700 euro pangakontol. Ma ei tea, kas see fakt on nagu õige, ma ei ole ise kontrollinud, kas ta ütles nii, aga umbes midagi sellist. See päris kohutav. Aga nii ongi ja tegelikult see, et meil täna raha ei ole, et me rikkad ei ole, see on ainult sellepärast, et meie mõistus on ära programmeeritud sellisel viisidel, et me ei näe, et rikkaks saamine on võimalik. Sest eelnevalt me rääkisime just sest inimese hingeteest natuke millalgi rääkisime, et inimene tulebki oma hingeteega, tema rahakanal on tema hingetees. Ta peab hakkama seda väljendama. Aga kloonidel ju vaata hingeteed ei ole, sellepärast nende jaoks on koolid ja ametid, sest et neil ei ole muud varianti, nad peavadki sinna minema. Aga kui inimene läheb kloonide kooli, ehk meie tavapärasesse kooli, pannakse kinni. Siis tema hingede, see naiselik pool pannakse kinni, see loov ja kõik see, et ainult see ratsionaalne jääb, tema oma hingeteed ei näe. Ja siis ta läheb seda sama teed käima ja siis ta ongi seal selles, mis iganes, sa selle palgatööga võid selles mõttes hästi ära elada, aga inimese raha on ikkagi oma hingetees ja see tuleb läbi selle lõdvestumise, mida me rääkisime ja läbi endaga tegelemise. Nii et selles mõttes
et see on vist üks olulisemaid asju, mis inimene peab aru saama, et kui tuleb nüüd see aeg, kus kõik hakkab muutuma, et see inimese rahakanal ja hingetee on seal selles tema sees olemas. Ja mis meie väljas juhtub läbi trauma ja pingete ja kõikide asjadel, me tekivad välja sees nagu siuksed nagu energiasõlmed, ma võiks selle kohta vist öelda. Ja need panevad kõik kinni, sõlmed hoiavad kõiki kinni, vaata midagi voola ja midagi ei liigu. Aga kui sa lõdestud, siis sõlmed hakkavad nagu ise lahti minema ja lahustama ja siis kõik asjad hakkavad tulema. Aga mida rohkem sa niimoodi oled, siis ei juhtu lõpuks mitte midagi. Nii et hästi nagu mõelda selle peale, et praegu hingeline inimene, et ma arvan, miks me oleme siin praegu aktiveerunud, miks me seda kõike siin räägime. Praegu on olulised üleminekukohad, praegu on olulised teadmised, mida siit kaasa saada, mida teistmoodi tegema hakata ja oma selle sisemusega tegelema. Haika ikka korrutas seda 2030 ja see on paari aasta pärast. 4 aastat on meil alles. 4 aastat. Tegi mõelge, millal oli 2020, nüüd tuleb 2030, see 2030 on palju lähemal kui 2020 oli. Ma tegelikult ju tegin selle webinari ka rääkisin, mis tuli uus aastal, vaata, mis toimub. Ma tõin seal nagu olulised punktid välja, et inimene just nagu indiviidi koha pealt, mis sul on oluline. Ja seal oli hästi oluline see, et igasugused suured karmalised protsessid kõik hakkavad inimeste jaoks ära lõppema, et tee on nagu vaba. Aga mida sa sealt edasi teed, kas sa lähed vanade mustritega edasi? Sest tee on justkui vaba, aga sa oled see kirbutsirkuse kirp, kes on sinna pandud sinna purgi sisse, kaas võetakse nüüd ära, sina hüppad ikka seal purgis sees. Ja võt sellepärast me olemegi siin, et nüüd on aeg purgist välja hüpata. Muidu siin tahetakse sinna mitte Hitler ajanud juute ahju, vaid Euroopa Liit ja kõik muud ajavad sinna AI ahju. Et võt see on see, mis... Ja siis pannaksegi purgile gaas peale ja sa jäädki sinna sisse hüppama sinna 15 minuti purki. Ja, aga sul on praegu mõne aeg gaas pealt ära. Mõned aastad veel. Ja mõned aastad veel, ehk siis... Viimane aeg on tegutsema hakata. Viimane aeg on tegutsema hakata. Kui põnev. Põnevad ajad on ees ootamas ja juba toimumas. Aga tulles siis eelmisest episoodist natukene tagasi minnes eelmise episoodi juurde, mis meil seal natuke rääkimata jäi. Peidetud trauma. Ja nagu sa mainisid enne, siis seksuaalne väärkohtlemine. Ja mida ma tahan rääkida, mida ma näen? Praegu hästi palju inimestel, et inimestel on käes selline aeg, kuna rääkisime, et trauma salvestub närvisüsteemi pingena, kuna trauma on siis hingeses kinni igas mõttes teaduses, siis praegu on selline aeg, kuna hinged tahavad kõik puhastuda, siis inimestel hakkavad need pinna peale tulema. Inimene näiteks, tal on ühel hetkel sõnu seletamatu ärevus, sõnu seletamatut paanikaoodjärsku, sõnu seletamatut viha, lihtsalt mingi asi on, saad aru, sa ei tea, mis see on. Ja võt selle nimi on nüüd peidetud trauma tihti. Ehk siis närvisüsteemi ja teadusesse, alateadusesse on salvestunud trauma, mis on juhtunud siis mingil hetkel nooruses. Ja selleks, et ellu jääda, on meie süsteem nagu selle ära peitnud. See ei pea isegi olema selles mõttes nagu, kuidas ma ütlen, nagu väga varajases nooruses, kuigi paljud on. Aga näiteks see sama raamat, mida ma eelmine kord mainisin, Besser Vandelkolk kehapäevarvet. Ta räägib seal, see katse tehti kunagi, et võeti mingisugune hulk inimesi ja näiteks neil oli niimoodi, et ütleme, et see trauma oli näiteks 12. eluaastal juhtunud, ükskõik oli autoõnnetus või mis iganes. Ja siis ja sellised niimoodi või siis mingi seksuaalne väärkohtlemine midagi juhtus. Ja siis ta võeti ette, et selles mõttes oli kõik nagu, kõik politseisse tehti raportid ja kõik psühholoogi juures, kõik pandi detailselt kirja. Nagu, et sa saad pärast tagantjärgi vaadata, kõik on just siis, kui on juhtunud, kõik on täpselt olemas. Ja siis võeti need samad inimesed siis, kui nad olid 20. Umbes 10 aastat hiljem. Ja paluti neil kirjeldada seda, mis juhtus 10 aastat tagasi või midagi sellist. Mis sa arvad, kas nad rääkisid seda asja nii, nagu juhtus? Ma ei usu. Ei, sest et aju ja kõik on teinud omad moonutused seal juba selleks, et süsteemi kaitsta, kõik asjad on juba teistmoodi meeles. Et võtame nüüd veel tagasi, kui me räägime sellest, et nad siis rääkisid nagu leebemal viisil. Ja või on mingid asjad üldse ära unustanud, vahelt välja jätnud nagu täiesti. Ehk siis see oli täiesti moonutatud juba. Ja kui me räägime sellest, et midagi on juhtunud 2. kuni 5. eluaastani. Üks hästi suur märk sellest, et sul on peidetud trauma see, kui sa oma lapsepõlve ei mäleta. Seda on väga paljudel, et ma ei mäleta või mingit osa ei mäleta või väga suurt osa või ma ei mäleta eriti midagi lapsepõlvest. See on selge märk sellest, et teadussüsteem kaitseb midagi väga suurt. Ja miks ma tahan selle seksuaalse väärkohtlemise siia juurde tuua, sest see on nagu massiline. Ja seksuaalne väärkohtlemine on üks põhiline asi, mis on meie alateadus ja mis on peidetud. Seda juhtub nüüd kõige rohkem vanuses 2-5.
kõige rohkem. Ja kui me teame, et see satanistlik maailm on see pedofiilide nagu pidulaud täielikult, siis Eestis mina ütlen, ma olen seda tööd teinud 12,5 aastat tänaseks, ma julgen öelda iga teine inimene. Seda ühe korra tõin need numbrid välja, et õhtusaates ütles politsei, et kui aastas sünnib 10 000 inimest, siis samal aastal tehakse 4000 avaldust laste seksuaalse väärkohtlemise kohta. Nüüd ei ole mitte samad lapsed, aga keskmiselt, kui me vaatame numbreid võrdleme. Ja neid, kelle kohta avaldusi ei tehta, on veel siiamaani. Ehk siis see võib isegi veel rohkem olla kui iga teine laps piltlikult öeldes. Aga see on massiline ja David Icke toob selle ka seal saates välja, et see pedofiilia on täiesti satanism, pedofiilia, ohverdused, rituaalid, see on massiline. Ja süsteem, nagu ma ütlesin, kaitseb iseennast. See on täiesti selge, et kõik, kes meil siin peapedofiilid on, need on kõik ilusasti ära kaitstud, kedagi maha ei võeta. Et see on tegelikult päris kurb, mis toimub. Aga see seksuaalne väärkohtlemine, niisugune asi, see lõhub nagu inimese täiesti ära. Nagu täiesti tema psüühika, tema seksuaalsuse, kõik asjad. Ja seksuaalsus esiteks, mis on tegelikult nagu täiesti jumalik, meie jumaliku olemusega seotud. Algallika ühenduse loomiseks, kui ta liiga vara äratatakse, seda tehakse valesti, siis ta, kujuta ette, et ta viiaksegi nagu vale kanal, nagu see valesse kanalisse, et kui ta peaks olema nagu see ühendus üheks asjaks, kui ta õigel ajal ärkab õiges hetkes, siis ta äratatakse liiga vara üles ja viiaksegi täiesti valesse teise kanalisse. Ja selleks, et sa saaksid õigesse kanalisse sisse tagasi lülitada, siis see nõuab omajagu tööd. Ja mida ma täna veel näen, mida tehakse, on see, et pannakse seksuaalsus kokku mingisuguse näiteks valuga. Keha teeb näiteks selliseid asju, et ütleme, et sa saad peksa vanemate käest. Ja sellel hetkel, kui sind pekstakse, see valu on nii suur ja erutus ja valu on närvisüsteemis samad asjad tegelikult. See on see võitle või põgene tõuseb, erutus. Ja siis valu ja erutus lähevad omal kokku, sellepärast, et keha toob erutuse kaitseks ülesse. Esiteks niikuinii need samad osad närvisüsteemist, aga kui erutus on kehas üleval, siis valu on lihtsalt taluda. Eks ju, ta hakkab valvandama teatud nagu hormoone. Ja siis lülitatakse end omal kokku valu ja seksuaalsus. Ja siis sa edaspidi tahad näiteks minna ja tahad kõigepealt peksa saada selleks, et erutus tekiks. Aga siis, kui keegi sind paitab ja silitab ja nõõren sinuga, siis sa temaga seksida ei taha. Et miks mingites kohtades ongi see, et inimeste seksuaalsus läheb nii väärastunuks, et temal on erutus ainult siis selliste inimestega koos, kes on tema jaoks toksilised, kes teda väärkohtlevad, kes on mürgised. Ja kui me räägimegi täna seksuaalsest tõmbest, mille peale suurem osa suhteid tegelikult ka alguses kokku lähevad, eks ole, siis ongi see närvisüsteem aktiveerub selle peale, et see on see tuttav koht. Siin on jälle see sama, siin on see valu ja erutus koos. Ja siis sellest need suhted tekivadki. Aga need ei ole need puhta tasandi suhted, need on need väärastunud suhted kõik. Mina olen Mihkel olnud nendes suhetes käimas. Sest minul on see kõik nagu läinud niimoodi kokku. Ja kui lapsed hakkavad ennast varakult rahuldama, hakkavad masturbeerima, siis seal on see sama asi, et esiteks nad on kas seksuaalselt väärkohetud, seksuaalsus on juba üles äratatud, või siis on see, et tal on kodus liiga palju hirmu, liiga palju valu ja siis ta hakkab läbi selle hoopis maandama ennast ja see pinget närvisüsteemist välja laskma, sest närvisüsteemis on pinge üleval, ma ütlesin, et seksuaalsus ja valu on samad ja hirm ja siis ta hakkab seda kasutama, seda närvisüsteemi, seda orgasmi selleks, et sealt välja saada ja siis poisid hakkavad rahuldama ennast, hakkavad pornot vaatama, eks ole, tüdrukud rahuldavad ennast, muutuvad seksisõltlasteks, siis hakkavad juba igasugused väärastunud asjalt sealt tekkima ja nii edasi, nii edasi. Et see seksuaalsuse teema on jah, see on massiline ja keha koha pealt naistel, kui on kõik need igasugused meie naisorganitega seotud asjad. On need endometrioosid, süstid, myoomid, põletikud, emakakaelavähid, siis alaseljavalud, puusavalud, puusaprobleemid, üldiselt kõik seksuaalne väärkohtlemine ja suuremas osas peidetud. Ja täna tulevad inimesed väga kõrges vanuses minu juurde küsima mingite asjadega ja kui me hakkame kaevama, mida mina alati teen on see, et ma kaardistan ära, nagu ma vaatan sümptomid, siis hakkan kaardistama. Ma lõpuks leian üles, mis see on ja me leiame inimestega üles selle seksuaalse väärkohtlemise. Nii et see on nagu see peidetud trauma, see võib ka mingi muu peidetud trauma olla selles mõttes, et oligi, et ma sain mingi et nagu peksa või muga midagi tehti või aga siis meel peidab ära või ma ei tea, isa lõi mind umbes peaga kuskile vastu, eks ole, ja siis meel peidab selle ära, aga sul on närvisüsteemis see trauma sees ja nüüd on need kohad, et siis see tahab üles tulla. Nii et kui sul on väga palju ärevust, hirmu, pinget, paanikat, kõiki selliseid asju, siis see võib ka üks põhjus olla. Et seda me jõudnud eelmine kord rääkida.
aga see oli siis nagu üks nagu hästi-hästi oluline nüanss, mida täna ma näen massiliselt tuleb esile. Täiesti. Kas lähme edasi järgmise teemaga? Võtame siit seda tervenemise rolli ja reaalsusloomet ka. Et miks on oluline veel terveneda? Vaata, David seletas ka oma videos hästi seda, et maatriks hoiab meid teatud energiasageduses. Mina ütlen ka seda, et ta hoiab meid oma sageduses. Tema on nagu kõige madalam, tihkem sagedus ja hoiab meil sealt kinni. Ja ma usun, et inimesed teavad, et meil on olemas ajaliinid ja paralleelreaalsused, kes juba oma teadvust on avardanud. Selline hästi tore film on Doctor Strange vist või? Jah, Doctor Strange'i esimene, teine osa. Ja teine osa eriti näitab siis erinevaid paralleelreaalsuseid, ajaliine, kus siis, et su elu toimub mitmetel tasanditel korraga ja mis siis nagu on. Aga erinevates kohtades, ehk siis maatriks tõmbab siin, ühesõnaga erinevad paralleelreaalsused on erinevatel sagedustel ja maatriks tõmmates siin tihkesse sagedusse tõmbab siin nendesse tihkematesse ajaliinidesse. Ja võt, me hakkame varsti rääkima Harry Potterist, aga ma ütlesin, et Harry Potteris olid need trepid, mis liikusid ja siis sa oledki nende treppide peal kogu aeg ja mingitel hetkedel on siis need ühendumiskohad. Ja sõltuvalt sellest, mis trepi peal sa parajasti oled, aga mina ütleksin siis nii, et mis sageduses sa parajasti oled, on see, mis see uks järgmisena avaneb. Kas sul avaneb harmooniline suhe, kas sul lähevad äriasjad käima, mis iganes see on. Sinu energeetika peab vastama sellele sagedusele, kuhu sa saada tahad. Aga kui sul on nüüd energia väljas neid sõlmesid kõik täis ja sa oled hästi tugevates pingetes ja sa oled igas mõttes nagu sellest hirmust kangestunud või kivistunud, siis sa oled kogu aeg seal tihkes ajasageduses. Ja tõmbad järjest uusi. Ja sama, sa kogu aeg see sagedus vastab sulle. Ja tervenemise roll, miks ta oluline on see, et kui me tervendame, siis ju me neid sõlmi sealt energia väljast harutame lahti, närvisüsteemi vabastame, pinget läheb vähemaks. Ja kui see pinge läheb järjest vähemaks, mina näen nagu niimoodi, et sa nagu vajutsed maatriksist välja, sa lõõgastud, tuled sealt lahti, ta nagu tõmbab sind pingesse sinna üles enda sisse ära ja siis sa saad aru, et pea on kogu aeg seal sees on ju, siis sa lõdvestud ja tuled sealt nagu alla. Et sellepärast on nii tähtis, et miks see lõõgastumine on täna oluline, sest maatriks on pinge, ülepinge, nagu me elektri osas rääkisime ja kui sa lõõgastud ja välja tuled, siis sa kukud sealt allapoole ära ja alles siis hakkavad avanema teissugused uksed. Nii et näiteks, kui sa tahad oma elus luua muutust, sa oled mingites asjades olnud väga kaua ühesugustes mustrites, mis on tuttavad ja turvalised, siis kui sa loomulikult sa pead väliseid tegevusi tegema, aga kui sa ainult väliseid asju muudad, kui sa pidevalt proovid nagu ainult läbi välise mõjutada, ainult läbi välise liikuma minna, ainult väliseid tegevusi teha, aga sa ei muuda seda, kuidas sa ennast tunned, nagu me eelmine kord rääkisime, et sa ei tee kergemaks oma olemist kuidagi, siis sa ei haaku selle uue reaalsusega. Ja see meesenergias ongi meesenergias selles mõttes saab küll muuta asju, aga see on hästi suure pingutuse jõu pealt tegemine. Aga kui sa nüüd lõdvestud ka, siis tuleb nagu see universumi naisenergia toeks ja paneb oma jõu ka alla. Ja kõik tuleb kergelt. Ja tuleb kergemini. Ma ei saa öelda, et sa üldse ei pea pingutama, et sa ei pea mitte midagi tegema. Ei, mitte nii. Aga sa võib-olla nagu universum paneb sulle nagu pool vastu, paneb nagu toe alla. Et teeme koos ja võt see on see osa, mida kloonidel ei ole. Neil on kõik see, nagu ma ütlesin, reaalne, et nemad käivad koolis, lähevad tööle, nad peavad läbi selle ainult panustama. Aga inimesel on see, et kui inimene õpib selle ära, et ma ei pea kõike ise tegema, sest ma teen universumiga koostööd. Ja kui ma hakkan lõõgastuma, kuidas see välja näeb? Näiteks, et sulle tuleb mingi juhatus. Läbi näiteks istud, mediteerid, hingad, teed midagi, sul tuleb mingi juhatus. Tee seda nii, okei. Siis lõõgastud, lõdvestud, tuleb mingi inimene, kes pakub sulle midagi. Ühesõnaga universum hakkab sulle omadel viisidel saatma abi, siis sa pead need vastu võtma ja märkama. Või midagi juhtub, mingi asi. Aga siin tekib see maagia pool nagu taha või siuke toetus, et see on see manifesteerimine, kõik millest me räägime. Ja sellepärast ongi, et kui meil ei ole kui me ei ole ennast ära tervendanud, kui me ei ole oma olemist kergemaks saanud, kui me ei ole närvisüsteemi maha rahustanud, kui me ei ole suutnud hakata lõõgastuma,
siis jaa, saab küll elus muutust luua, see käib hästi tugeva jõu. No siis selle hetke ma arvan, sa ei suuda tähelegi panna neid märke, et neid nagu vastu võtta. Jah. Et kui sa ei ole lõdvestunud, vaid oled seal pinges olekus, madalas. Ja sul on õige. Ja sa oled hästi, hästi õigesti ütlesid praegu, et sa ei võta vastu siis. Sest et see muu, mis tahaks isegi sulle tulla, sa kas ei märka, ei näe, ei võta vastu. Ja sul ei ole nagu seda ruumi, mõistad. Nii et selle koha pealt see tervenemi täna on see iseenda tervendamine A ja O. Sa tõid vaata ka selle manifesteerimise siia sisse korra, et sellepärast paljud mõtledki, et minu puhul see ei tööta, sest et ta ei ole sellel tasandil, mida ta manifesteerib. Ta ongi seal, vaata ütleme madalalt, ta midagi tahab, natuke seal midagi mõtleb, on ja, aga uskumused, mis näiteks tulevad lapsepõlvest, on ju, et ma ei tea, toome mingi näite, tahan omal mingit Porschet, on ju, aga mis ma ei saa, mul pole nii palju rahagi ja kohe on juba blokk ees, et ta ei saagi. Ja. Aga nüüd, kui ta elaks sellel sagedusel, et tal on see juba olemas, ükskõik kuidas universum selle sulle toob ja see on tobe mingi materjalist näide praegu, on ju, aga lihtsalt see olek ja sagedus ja mõtteviis manifesteerimise juures nagu kõige olulisem. No seda ma ütlesin vist eelmine kord ka, et ma ütlen, et üks harjutus, mida te võite täiesti kodus teha on, et lihtsalt võta mulle märkmik, pane endale kirja siis, kui ma räägin, sul on see terve keha, see hea suhe, see raha, mida sa soovid, pane, milline on sinu päevakava siis? Kuidas sa siis käitud ja tunned? Kuidas sa käitud ja tunned ennast siis? Ja siis hakka selle poole sammuma ja sa ei pea kohe olema täiuslik, aga sa teed väikse muutuse, universum annab natuke vastu, sa teed väikse muutuse ja niimoodi nagu see 8, mis mul see rinnas on, eks ju, need 8 läbi, niimoodi me mängime ja põimime üksteist kogu aeg, et mina teen ühe liigutuse, tema teeb teise vastu ja nii ma õpin ära, et esiteks ma ei ole üksinda siin maailmas, mul on kõrgemad tasandid, mis kõik on olemas minu jaoks, ootavad, et mind toetada, et ma vastu võtaksin, et ma küsiksin, et ma annaksin neile võimaluse, mitte ma mõtlen, ma pean siin kõik ise ära tegema. Ja siis sa võid küsida kõrgemate tasandite käest, et ma palun selles asjas abi või saatke mulle seda, aga siis leia see koht, et sa saaks vastu võtta, tee see ruum loo sinna. Et see ongi jumaliku inimese ja klooni vahe, et temal on kõik füüsiline, reaalne, temal on see teadus selline, temal on meditsiin selline, temal on haridus selline, temal on kõik selline. Aga sellel, ma järgmisse raamatusse siis, kui ma kirjutan algallikalastest, ma kirjutan selle jumaliku inimese kohta, siis ma kirjutan jumaliku inimese kohta selle võrrandi lahti, et sa saaksid aru. Ja kloon tõesti ei saa manifesteerida. Aga inimene saab manifesteerida ehk luua koostöös siis nii-öelda kõrgemate tasandite universumiga siis, kui ta õpib ära, et kõik on puhas sagedus ja ma tean, seda nämmutatakse nii palju, aga mul on tunne, et inimene ei saa aru, mida see tähendab. Just. Ja täna ongi see, et mida rohkem sa lõõgastud, seda paremale sagedusele lähed, aga mida ei tohi teha, on üle lõõgastada, näiteks alkoholi või kanepiga, siis sa kukud teistsugusesse tegelikult üle lõõgastuse auku, see ei ole see koht. Et kuidas me leiame üles selle õige päris lõõgastuse, mis on puhtalt meie oma. Ja ma ei saa öelda, et vahel ei või mingid abivahed need mingites hetkedes kasutada, kuna sa oled nii kinni jooksnud. Sellest me eelmine kord rääkisime. Ja, et siin on erinev, ma kas või joo lavendliteed iga päev. Minule mõjuvad täpselt nagu psühhedeelikumid mõjub näiteks ja sinise lootuse tee. Et ma võin seda tassi, seda teed juua, mul tulevad siuksed hingetasandi ühendused ja igasugused kogemused. Et väga palju on loodusest täiesti tavalised asju, mida võid kasutada, et et sa ei pea seda kärbseseent otseselt sealt metsast otsima minema. Aga looduses on olemas asjad, mis lõõgastavad või mine kuuma vanni, mine sauna, mine jalutama. Et lase, või teine asi, mis on ideaalne, millest ma ei ole rääkinud, hapnikukamber. Et see oli siin Kadriorus on hapnikukamber, tund aega maksis enne 36 €, nüüd nad tegid sügise tänavale uue hapnikukambri, see üks pakett on, tund aega 40 €, mine lase tund aega ennast hapniku täis, kõik lõõgastab ära, närvisüsteem, aju, kui sa võtad 10 korra paketi, on 350 €, sa saad sinna minna, ta ütlevadki, et hea on teha kuurina, aga kellel on ärevushäired, kellel on uneprobleemid, kellel on depressioonid, mingid asjad, minge laske ennast hapnikku täis pumbata, kui te ise ei suuda hingata. Ja see jumalast hästi aitab, ka mina tegin seda vahepeal, käisin katsetamas ja paljudele klientidele soovitasin, et sellised igasugused erinevad asju teha. Hakake katsetama. Jaa, absoluutselt. Sa enne mainisid korra seda Harry Potteri teemat siia, et sa oled oma raamatus ka sellest kirjutanud, et tegelikult see ei olegi mingi muinasjutt, vaid meie maailmast see lugu. Jaa, räägime sellest Harryst täna, et
et siis meil on tulemas siin sihuke kuidagi Harry Potter alati seostub mulle selle pühade ajaga, see jõulude maagiliseks, see esimene osa on hästi palju sellega seotud, esimesed 2 osa on ka minu lemmikud. Ja ega mina ju ka ei kunagi osanud seda üldse sellise pilguga vaadata, et oli lihtsalt üks tore muinasjutt, mida lugeda ja siis ühel hetkel järsku kui minu teadus hakkas avanema, siis mulle hakati näitama, et see on meie maailma lugu. Noh, Voldemort on ju siis inglise keeles on half-blooded prince ehk segavereline prints. Jällegi meesenergia ja tegelikult saatan on ju ka osa algallikast, on lihtsalt mehelik osa algallikast. Ja Voldemorti puhul samamoodi öelda, et ta on ju ülimalt võimas tegelikult, me ei saa seda eitada, et ta ei ole võimas. See, mida ta kõik ära teeb, see on võimas. Ja saatan on samamoodi võimas, me ei saa eitada, et ta ei ole võimas, sest vaata, mida ta kõike suudab luua. Aga küsimus ongi selles, et kui sa oled võimas, mida sa valid teha? Kas sa valid, ta võiks ka oma selle, tal on tohutu intellekt, mis on kloonidel ja mis on saatal, on nende intellekt on tohutult võimas. AI on ju nende looming, vaata, mis potentsiaal on AI-l, saad aru, mida iganes teha. Nii et sa ei saa öelda, et nad on kuidagi nagu kehvemad aga lihtsalt neil ei ole südametarkust. Et seal on see ja siis see läheb nagu tasakaalust välja, kui on ainult intellekt. Aga et kuidas keegi oma seda võimu kasutab ja Voldemort selge see, et valis nii-öelda siis selle kurjuse tee, aga tema ongi siis nii-öelda see segaveline prints ehk Jehova, Voldemort, kõik on siis põhimõtteliselt samad. Harry on siis algallika laps. Ehk võlurite laps, meie oleme tegelikult ka võlurid, meil on maagilised võimed. Ja siis mugud on kloonid, elavad oma tavalist elu, neil ei ole selles mõttes mingit arengut, mitte midagi, söövad, joovad, teevad oma kinkesel, nagu näidatud on sellised kurjad ja õelad, kiusavad teisi. Ja siis on mugude ja võlurite lapsed, nagu Hermione, kes on tohutult andekas, kui tark ta on jälle, kui milline intellekt tal on, aga tema valib kasutada seda heaks. Ja vot need on need hübriidlapsed, kellest mina olen rääkinud, kloonide ja inimeste hübriidlapsed. Et me ei saa öelda, et hübriidlastel ei ole nagu potentsiaali, neil on tohutu potentsiaal, lihtsalt küsimus on see, et kuidas sa neid kasvatad. Et kui Hermione on siis kasvanud kodus, kus on ilusad, armastavad, head, toetavad vanemad, siis ei tähenda seda, et alati, et see peab alati halvamini minema. Ja sellepärast ka juudid ennast, vaata kui kui palju neil on ka intellektuaalsust, kui targad nad on, aga nemad ka kasutavad seda sellepärast valesti, et seda südametarkust kõrval ei ole. Siin on see probleem. Ja Harry lugu selgelt räägib ära ka kogu selle meie maailma loo, mis toimub, kuidas siis selle saatan ehk Voldemortiga on see võitlus. Ja kuna Harry on küll nii-öelda välja valitu seal, siis aga Harry ju ei tee mitte midagi üksi ära. Ta ju teeb seda ka tegelikult kõikide teistega koos. Igal ühel on oma roll, Neville'il või Luna Lovegoodil või Ron, Hermione, kuidas nad mängivad, kuidas nad seal käivad otsivas seda tarkade kivi, kuidas Ron mängib seda võlurite malet seal, see on tema tugevus, on ju. Harry ei oleks kuskile jõudnud ilma oma sõpradeta. Et ka seal on näha, et kuidas nad hoiavad kokku. Ja kõik need 4 maja, mis seal on, igal ühel ongi oma energeetika, et tegelikult see on nagu elementide järgi minu mõelest need 4 maja hästi paljuski. Et 4 elementi ja siis ka, et mismoodi, kuidas see madu on ka maos, kui sa mäletad esimeses osas on see sõelumiskübar. Ja siis ta ütleb Harry'le alguses, et sa võid minna Gryffindori, aga sa võid minna ka Slytherini, et sul on tohutu potentsiaal ja Slytherinist võivad tulla väga suure potentsiaali. Küsimus ongi selles, mida sina teed, kuidas sa valid, et seal on hästi suur tarkus, kuidas sa seda kasutad. Nii et lugege kõik see, mida me siin täna räägime, et võtke võib-olla Harry Potteri raamat uuesti kätte, lugege need uuesti läbi ja meil peaksidki olema nii-öelda siis need nagu võlurite koolid, kus meil õpetatakse siis, kuidas oma võimeid kasutada, mis on eetiline, mis on ebaeetiline, et see on see kõik, millised peaks olema siis selle jumaliku inimese koolid. Ja ma tahan välja tuua veel selle Hogwartsi, et Hogwarts ei asu ju tegelikult kuskil mujal, ta asub samas kohas, kus nad kõik elavad. Aga see on sagedus, et kloonid ei saa liikuda läbi teatud sageduse ja siis see platvorm, see 9/3, mis seal on, nad lähevad sealt sellest nagu sageduslikku, muudavad sageduslikku riba ja siis nad on nagu teisel tasandil, kus see siis nagu kõik toimub, aga samas kõik on siin. David minu meelest rääkis midagi sarnast sellest sagedustest, et siin tasandil on tegelikult palju erinevaid sagedusi, toimub palju erinevaid asju, mis ei näe seda. Et Harry Potter, tõesti see pühade aeg on tulemas ja Harry Potter on siuke maagiline raamat, mis on mind alati tõmmanud ja nüüd ma saan aru,
miks ta tõmmanud on, et ma arvan, et J.K. Rowling tegelikult ise ei tea, mida ta kirjutanud on, et see on talle kannaldusena tulnud. Aga see näitab hästi ära ja seal on ka need kurjusjõud, kuidas nad hävitavad kogu aeg seda valgust ja seda soojust ja inimlikkust ja seal on maagilised loomad ja mida kõike, eks ole. Et see kõik on olnud inimeste maailm ja see on meilt ära võetud, et see on ära kadunud ja me ei näe seda, sest Harry ju ka sinnamaani näinud, kui tuli keegi ja näitas talle, ütles, vaata, sa oled võlur. Vaata, lähme sinna. Näed, sa käid seal koolis, sinu vanemad olid hoopis need, et seal ka toodi talle kogu see maailm ette enne ta koges mingeid asju, aga ta ei teadnud, mis need on. Selle autori koha pealt, ma ei tea, kas ma olen varem seda mainin ka kuskil, aga et mul on ka olnud sellised olukordi, et vaatan mingisuguse multifilmi ära, on ja siis kohe pean minema guugeldama, et kes see autor on nagu, et kus ta nagu selle info sai vaata. Jaa, sest on ju huvitav ja mulle kuidagi hästi jäi meelde see J.K. Rowlingi lugu, sest et ta ju elas umbes lastega kuskil tänaval ja mingis kuuris ja kirjutas neid raamatuid. Ja ma ei mäleta, kes tal oli vist 12 erinevat kirjastus äkki, kes talle ära ütles. Et kõik ütlesid ära ja siis ta tegi, see lõpuks on ju täna milline menus enda raamatutel on ja kui ägedad need raamatud on. Et siin on jälle see, et see oli tema hingetee, ta käis läbi raskused ja kannatused, valis selle hingetee siiski ja see tõi talle tohutu rikkusedu ja vot see on hingelise inimese tee, vot seda ma tahangi rääkida. See on see, et sina pead üles leidma, aga sa ei leia seda enne ülesse, kui sa oled nagu tihti muuseas ja leia sa seda enne ülesse, kui see kuku kannatusse. Sest et hea olus sa ei hakka seda otsima ja sellepärast hingelised inimesed arenevad hästi palju läbi kannatuste, läbi haiguste, läbi krahhide, suhete, katkemiste, surmade, lähedaste surmade just sellel põhjusel. Et see lükkab arengusse, eriti lükkab arengusse see, kus kõik raha ära võetakse või siis tervisega pannakse voodisse pikali. Et need on hästi suured teemad. Tervis, kuidagi oli hea ütlus, et tervel inimesel on 100 muret, aga haigel inimesel on ainult üks mure, et terveks saada. Ja terve inimene mõtleb paljudest asjadest, haige inimene mõtleb ühest asjast, et kuidas ma terveks saaks. Just. Ja see ongi nii. Aga muinasjuttudest rääkides ja lähenevast aastalõpust ja jõuludest, et meil ju lastele ka siin räägitakse jõuluvanade ja päkapikkude kohta muinasjutte ja üldse võtamegi selle detsembri teema, et mis see 24 detsember, 25 detsember, mis pühad need on, mida inimesed tegelikult tähistavad, kuidas tähistavad, mis seal taga on? Panemegi siia, inimesed võiksidki vaadata nüüd seda läbi, et me oleme juba siin rääkinud sellest teemast, et Matrix, ütleme siis, et jõulud on ju Matrixi püha. Ta ei ole ju inimeste püha. Ja jõule tähistatakse ju sellepärast, et meil oli siis nii-öelda see just kui see oli Jeesus Kristuse sünd. Tegelikult Jeshuast juba räägitakse ammu, et Jeshu sündis seal umbes kuskil aprillis või kevadel, et ta ei ole sellisel ajal üldse sündinud. Et me tähistame siin ikkagi väga tugevalt seda Matrixi nii-öelda selle saatana poja sündi ja tegelikult on see olnud siis Sol Invictuse püha on 25 detsember, mis on siis võitmata päikese püha. Ja Rooma impeeriumi ajal oli siis väga, väga oluline püha oli see, sest et päikese valgus on nagu selline võitmatu jõud, igavene valgus, mida nagu mitte kunagi ei saa ära kaotada. Ja sellel ajal siis see talvine pööripäev ja kõik see päikese taassünd oli siis seotud 25. detsembriga. Et see oli siis inimkonna püha sellel ajal, et nad ongi teinud tihti nii, et nad on võtnud meie olulised pühad ja sinna asemele pannud mingi oma püha või moonutanud ära. No näiteks kui Halloween oli enne Samhain, nende iidsete traditsioon, loodusrahvaste traditsiooni järgi, siis tehti sinna peale satanistlik püha, kus on siis verd ja luukeresid ja kõik sellist. Et see siis muudetakse ära. Ja siis, eks siis tegelikult ongi see, et me oleme praegu olnud ju sellises nagu talv peaks olema tegelikult selline pime periood, mis on sellise sisekaemuse, sisevaatuse periood. Et me võtamegi selle talve, me oleme tulnud seal suvel toimetanud, kevadel toimetanud, sügised omad protsessid, loodus läheb unne, kõik läheb puhkeperioodi. Ja sinu talv, kogu see talv, kus on see pime aeg, see peakski olema see, kus hästi palju puhkad. Ja sa oled sisse poole. Ja nüüd võetakse keset seda talve ja siis tehakse detsembrikuu nagu selliseks pööraseks ralliks. Mitu nädalat järjest. No selles mõttes, et jõulud juba mõnes kohas hakkavad oktoobris. Mina käisin Ikeas mingisugust lille ostmas ja siis oli juba oktoobris olid jõuluasjad üleval. Ja siis ma vaatasin seda, mõtlesin, et okei, et mis siis ikka. Ja
ja meil ei ole enam seda, talve, seda 3 kuud, kus me taastume, kus me oleme võib-olla rohkem perega koos toas, kus me puhkame, läheb varakult pimedaks, kogu meie süsteem, meie närvisüsteem, kõik saab rahuneda. Ja siis keset seda talve, kui on see rahunemisperiood, aegatakse see närvisüsteem täiesti pöördesse, siis hakkab 1. detsembrist tohutu suhkrulaadung. Oi jah, päkapikud ja kõik toovad ju kommi, šokolaadi iga päev, advendikalendrid. Kui ma lähen sinna poodi, ma enam lapsega poodi praegu ei taha minna, sest et nii kui uksest sisse astume, seal ju kõikides kohe hakkab pihta. Kõik need advendikalendrid, šokolaadi, need on hunnikutes. Ja siis ma pean võitlema ka tagasi, sest me mitte midagi ei osta. Ja siis tõesti see kuu ajaga topitakse laps seda suhkrut niimoodi otsast ääreni täis. Ja siis jaanuar, veebruar on täis haiguste kuud ainult. Ja siis, kui sa veel vaatad, siis mis siis täiskasvanutel, mis trall on. Ja esiteks on kõik need jõulupeod, kõik need söömised, kõik need joomised, kõik kingitused, mida on vaja teha. Ehk siis tegelikult aasta lõppu meil praegu ei ole. Alustame võib-olla kogevad sellest ka, et mingit aasta lõppu detsembris ei ole. Ja. See on täielik jura. Nagu ma mõtlen alati selle, et vaata kas või aknast välja, vaata loodust. Miks meil peaks algama uus aasta keset kõige pimedamat aega, nagu väga lambist, ütleme niimoodi. Millal loodust ärkab ja ärkab, on kevadel. 1. aprill, head uut aastat. Ma tegin ükskord riiliga selle kohta, et 1. aprill, head uut aastat kõigile on ja. Et mis 31. detsember keset pimedust uus aasta nagu. Ja, ei ole tegelikult. Ei olegi. Ja see on nii nagu naljakas, eks ju, et ka seda nagu ei mõistata ja siis, aga samas mida siis tehakse, on ju siis 1. jaanuariks on kõigile rahakotid tühjad. Ise on üle söönud, üle joonud täiesti, umbes 5-10 kilo juurde võetud. Kõik on ära uimastatud alkoholi ja suhkru poolt. Lihtsalt see keset seda talve, kus sa oled oimetu, siis kõik lähevad 1. jaanuaril, 2. jaanuaril trenni. Märtsiks on nad seal kadunud kõik. Veebruaris juba. Jah, põhimõtteliselt küll, sest et seda energiat ei ole taga tegelikult. Eks. Ja siis ei saada aru, et seda kõige paremal juhul, mida peab tegema, on kõike seda eirama. Ei osta piparkooke, ei osta šokolaadi ja ei tõmba ennast ribadeks ja ei, mida mina olen teinud, kuna lastele nii hullult see püha meeldib, siis ma ütlen, okei, meil on valguse püha. Ja me võime mingid tulesid üles panna, mingid sellised asju teha, et tea küll, sest kuna see Solvili Victus on nagu võitmatu päike, siis see on valguse pühas, ma olen nõus tähistama valguse püha. Aga rääkima juttu nagu jõuluvanast, Santa Claus on Satan Claus, Santa on siis anagramm saatanast. Ma nii sügaval ise pole selle teemaga läinud, aga ma olen paar videot näinud täpselt, et miks seal on need värvid punane, valge, miks on see kärbse seen seal sinna toodud ja seotud on ja, et ja täpselt need kõik Satan Clauses. Tegelikult seda räägitakse selle kärbse seene ja punase sellega räägitakse lugu, et vanasti olid siis selline šamanistlik traditsioon oli, et jõuluvanal olid siis põhjapõdrad sõid kärbse seeni. Ja siis hakkasid lendama. Mingi teema oli sellega, miks ta korstna kaudu sisse nagu tuli. Ja seda me mäleta, aga muidu jah, et kuuse otsa riputati kärbseseened kuivama, tähendab, kui nad kuivasid seal ära, siis põhjapõdrad said ja minu meelest oli niimoodi, et jõuluvana jõi seda põdrapissi, mis oli kärbseseentega. See oli minu meelest see oli šamanistliku traditsiooni teema. Muuseas Indias juuakse ka lehmapissi. Mina ei tea, kas seal tehakse mingi hull asju. Ma ei tea, kas seda tead. Me olime niimoodi ükskord, ma käisin vanasti Indias tantrat ja joogat õpetamas. Mina valge inimene on ju. Ja siis ja lehmad seal on igal pool tänaval. Ja siis see lehm pissis seal. Ja siis üks naine tuli jooksis, pani käed alla. Jõi seda, sest lehm on püha loom. Aga lehm ongi püha loom. Selles mõttes, et ma olen sellega nõus, aga sellised asju me ei tee. Aga jaa, et selle jõuluvanaga on natuke teine lugu ka, aga lihtsalt see, kuidas see praegu on tehtud, et Santa tõesti on anagramm saatanast, et Satan Claus. Ja ei ole mitte nagu see jõuluvana. Ja kui me läheme tagasi meie traditsioonides, tõesti slaavi traditsioonisid on olnud midagi sarnast, aga kui me õigesti mäletame, siis meil oli Ded Moroz ehk külmavana. Tema ei olnud mitte punasega, vaid temal oli helesinine kuub seljas. Ja temal oli sniguročka ehk siis lumehelbekene, mitte päkapikud. Päkapikud rollid ka on kõik selles mõttes loodusrahvaste traditsioonides olemas, aga mitte sellisel viisil, et on mingid perverdid, kes käivad laste akendest sisse piilumas. Kuu aega järjest. Ja siis on mingi vanamees, kelle põlve peal lapsed kõik istumas käivad. Ja siis annab neile
kommionu, reaalne kommionu, sest ta annab neile kommi, kui uimastab need lapsed ära. Ja mida ma näen, mida tehaksegi selle kuu ajaga, et lapsed hullult uimastatakse ära selle suhkruga, et see mõjutab kogu nende teaduse tasandit nii edasi ja siin on nii palju neid asju taga, et kui me räägime sellest pedofiiliast ja kogu sellest satanismist, siis Ameerikas on eriti hull, on kõigepealt on Halloween, siis on Thanksgiving, mida juba meil ka pühitsetakse, tänupüha, meil on midagi pistmist sellega ja siis on jõulud otsa, ehk siis seal on mingisugune paar kuud on selles mõttes täis suhkrudoos, ainult hommikust õhtuni laetakse. Nägin kuskil head postitust just üks päev, et lähenevate jõuludega seoses, et mida kristlased siis tähistavad nüüd, nad panevad pentagrammi nagu sinna kuuse otsa on ja kelle poole, mis püha see tegelikult on ja midagi sellist. Pentagram tegelikult viisnurk iseenesest peaks tähistama inimest. Vaata see. Aga vaat seal vist olema ka, kuidas pidi sa selle paned, kuhu poole see tipp on, et hästi palju paar aastat tagasi ma nägin, oli poleemika sellele, et hakati müüma neid jõulutähti on ja siis vaadati akende peal, need on vale pidi, et kohe nagu see sümbolism ja kõik on ja et nagu mida see tähendab siis on ja no võt siin ongi nagu hästi palju erinevaid asju, aga et igal juhul see aastavahetuse jõulude teema on nagu täiesti moonutatud asi, et see, millega, et mina inimestele väga soovitan, et ärge tõmmake ennast ribadeks, ärge seda suhkrut sisse, sööge üle, ärge jooge üle, ärge ostke ennast, ma ei tea, oimetuks mingitugustest asjadest, mida mitte kunagi enam vaja ei ole. Ma olen mõelnud seda, et kas inimene mõtleb, mis toimub, milline reostamine toimub maailmas selle nagu ajaga. Kuna me teame täna, et kogu maailm on üles ehitatud dopamiinile, muuseas me eelmine kord sellest ei rääkinud. Pidime rääkima, ei rääkinud. Dopamiini sõltuvusele. Et meie aju tahab kogu aeg saada seda lühiajalist stimulatsiooni. Siis kõik need mänguasjad. Ma ei tea, sa ostad näiteks, ma mäletan vanasti, kui mul vend oli väike, ema ostis mingisuguse siukse paki mingid plasmassi autosid, siis pani iga hommiku sinna sussi sisse. Palju nende plasmassi autodega mängiti, mõned päevad oli rõõmu, siis see vedeleb kuskil kasti sees ja visatakse ära. Et see, mis mass Hiinas toodetakse mänguasju, nüüd nende jõulude ajaks, mida siis natukene kasutatakse, mis kuu aja pärast juba katki on. See on lapsele ka see dopamiini sõltuvuse tekitamine, et iga hommik tuleb uus. Ma saan homme uue, seda läheb meelest ära, ma ei viitsiks sellega mängida, homme tuleb uus. Ja kogu aeg on ju midagi osta, midagi tarbida, midagi teha. Ma arvan, inimene ei suuda ette kujutadagi nagu seda reostust ja seda tootmist, nagu mis seal taga tegelikult on. See on massiline. Sa võid vaadata mingi paar videot, aga nende videotega ka ei saa edastada seda, nagu mis tegelikult meil siin toimub. Ma arvan, et kui me paluksime need arve nagu sisse panna, võib-olla AI-l võiks just peal lasta teha, et missugune kogus nagu toodetakse maailma juurde, mingid tooted. Aga sa näed siin ainult 0 ekraani peal ju. Ja et see ei anna ikka midagi. See ei anna et see on nagu nii massiline, et kõik see plastmass ja kõik see jama, mis nagu tuleb. Ja lapsel sellest ei ole nagu mitte mingit vahet lõpuks. Et kui paljud tõesti lapsed millegagi mängivad, et ma soovitan, kui te tõesti tahate neid pühi pidada, proovige need enda jaoks ümber mõtestada. Nojah, mida sa tähistad? Tähtpäevad asjad samamoodi. Ma toon kas mingi naistepäev, vanavanemate päev, et ainult üks kord aastas siis pead oma naist meeles või vanavanemaid meeles, et iga päev on naistepäev, iga päev on vanavanemate päev. Iga päev on sõbrapäev. Täpselt, mis asja üks kord aastas. Nagu vaatame üle need tähtpäevad ja asjad ja tähendused ja kuidas need on täpselt moonutatud ja mida me siis nagu päriselt ühiskondlikult kõik tähistame ja kummardame siis 24-25 detsember on ja et mis seal taga praegu pandud on. Inimesed, kes isegi ei ole ju nagu kristlased, tähistavad kõik jõule. Milleks? Kui sa kirikus ei käi, kristlasest sa midagi tea, usklik sa ei ole, siis kõik tähistavad jõule, teevad kingitusi. No tere hommikust. Et nagu lihtsalt me läheme kõigega kaasa, mis tehakse, aga me ei tänapäeva inimese puhul ongi see, et me ei mõtle. Ja me ei küsi küsimusi, nagu Aik ütles. Aju ei kasuta, lihtsalt läheme vooluga kaasa, et oota, stopp. Milleks see on? Mis see teeb? Kas see on mulle hea? Ja mina näen, mida inimesed ei mõtlen, see, et millist suuremat eesmärki see täidab. Ja kelle hüvanguks see täidab. See raha, mis inimestelt välja lõpstakse selle aasta lõpuga, on massiivne. Täiesti ebareaalselt massiivne. Jälle jõuame ringiga tagasi, sinna hakkame vastutust võtma. Ise enda kätte vastutust. Sa ei pane oma raha sinna alla. Nagu inimesed võivad küll öelda ja mõelda, mis mina üksi siin maailma muudan, aga niimoodi muudadki ju.
kujutan Jah. mina, sina, 100 inimest veel, varsti on Jah. paarsada tuhat inimest niimoodi ja siis lõpuks on kõik inimesed, kes ei toeta enam seda, ei pane oma raha sinna alla, ei tähista seda nii suure hullumeelselt on ja noh, see ongi lõpp on ja. Et iseendast me saamegi ainult alustada, mitte sest, teised niikuinii teevad, mis ma siin üksi muudan, niimoodi muudadki. Ja aga noh, kui kõik nii mõtlevad, siis ei juhtu mitte kunagi midagi, aga kui juba ongi 10 inimest, 100 inimest ongi, siis noh, juba mingeid asju tehakse vähem. Enne oli ka vanasti musta reede püha, see must reede allahindlused olid mustal reedel, täna on nädal aega musta reede. Kus sai see üks päev, mil oli need asjad? Okei, mina olen vahel kasutanud musta reedet, kui mul on midagi spetsiifilist vaja, siis ma tõesti ostan selle päeval, sest aga ma ei oota näiteks aasta otsa, et mul on mingit asja vaustades, ma ootan musta reedet, aga kui see on seal lähedal, jah, ma võin midagi kasutada. Ma tõin, räägi. Et see ei ole mõtet nagu, et see need hullused, et sest must reede on ju loodud milleks? Osta. Inimesed lihtsalt ostaksid. Ja seal tehakse ka ikka nii, vaata, algus oli 50 eurot on ju hind, siis tuleb must reede, tõmmatakse 70 eurot maha, pannakse ikka 50, saad ikka sama hinnaga. Täpselt ja seda tehakse jumala palju muuses. Ja. Inimesed saa üldse aru. Ma määritan seda hullust, kui Ameerikas, ma olen elanud Ameerikas, kui see must reede oli. Inimesed massiliselt telekaid asju, mida kõiki kokku rabata ja ma olen reaalselt seal elanud sellel ajal ja näinud, mis seal toimub. Saad aru, see on hullu meelsus. Kui ma USA-s elasin, siis kui me käisime toidupoes, siis me käisime, siin on nagu see kaupmees, see hulgiladu, seal oli Costco. Samamoodi sa said selle Costco kaardi, muidu seal ka ei saanud käia nagu kaupmeheski ja siis kõik sa ostsidki, kõiki asju osteti niimoodi. Massiivselt, sa oled juba koju, sa pead selle kõik ära sööma ja tarbima. Seal on hästi popp veel see kupongimine või see, et sa võtad hästi palju kuponge ja saad tasuta kõik need asjad endale ja siis ma näen, TLC peal vist oli see showga ja neil on keldrites lihtsalt nagu oma pood, et ongi nagu mingid vetsupaberrull ja mingi mitukümmend tükki, krõbinapakke, mitukümmend tükki, šampooni, tambapastat, ladu lihtsalt kodus nagu. Jaa, sest et nad seal Costcost tulevad, nad võtavadki selle vetsupaberipakki, kärud on meeletult suured võtta. Ja siis võetakse seal selline vetsupaberipakk ja siis tullakse ja siis ma ei tea, kanapakid, grillkanad on mingid sellised ja sa ostad umbes, ma ei tea, 10 kana koos, ma ei tea. Ja siis nende kodud on nagu lihtsalt asju täis. Nagu astud uksest sisse, maast laeni, sa saad sealt ukse juurest, saad minna kraanikausi juurde, magamistuppa, rohkem teed pole. Kõik muu on asju täis. Et see on hullumeelsus, see tarbimine ja see tarbimine on üles ehitatud ainult selle dopamiini peale tegelikult. Ja see ongi, sul on korraks ja siis on see juba läinud, rohkem ei ole mitte midagi. Et see on jah, selline hästi, hästi huvitav nagu see jõuluteema siin. Mul meenus selle maailma muutmisega, et läbi iseenda alustada. Ma tõin oma klientide ja oma tuttavatele nagu kanamunade põhjal näidet. Et näiteks Eestis, vaata, meil on see number 0, 1, 2, 3 on ju. Nüüd vist paljud poed juba on ära ka nagu eemaldanud selle, et nad ei võta seda number 3 muna enam müüki on ju. 3 on siis see, et on kana nagu seal puuris peetud, 1, 0 on siis mingi mahetoit ja vabalt peetud ja 2 on õrrekana, kes veel ei tea. Ja siis ma tõingi näite, et kui sa enam ei osta seda number 3 ja sina ei osta ja meil nüüd terve pere ei osta ja siis veel 3 peret ja niimoodi siis varsti terve Eesti kõik pered ei osta number 3, nad siis ei toodagi enam seda number 3 nagu on ju. Et siis lihtsalt see kaobki ära ja tänu nagu läbi iseenda, mis valiku sa seal poes teed, kas sa ostad 0, 1, 2, 3, siis läbi selle sa nagu teedki selle otsuse on ju. Minule tundub, et inimesed ei saa kogu aeg aru, et sa valid oma rahakoti ja jalgadega. Kuhu sa ei lähe, see kaob ära. Mida sa ei osta, mida sa oma rahaga ei toida, see ju kaob ära. No näiteks, ma ei tea, kui keegi Delfit ei loe, ei maksa. No kuidas see Delfi elab, ütle mulle. Hans H. Luik lõputult paneb sinna ise raha või? Ei pane, eks ju. Et kui me ei toida oma, me valida kogu aeg, iga jumala päev teeme valikuid. Mulle väga meeldis, kuidas Sven Nuum pani ükspäev postitus, see on mitu korda tegelikult pandud, et kui mu sõber on juuksu, siis ma olen juuksurisse tema juurde. Kui mu sõbral on restoran, siis ma käin tema juures söömas. Kui mu sõber teeb seda, siis ma teen seda. Et ma lähen ja toetan oma sõpru, oma inimesi, mitte ei anna seda raha, mina ei tea kuskil, et miks me teineteist ei toeta. Ja toome siin paralleeliga lihtsalt nagu Eesti kohalik. Et täpselt sa lähed poodi, sul on valikud mingi näiteks mesi, osta Eesti mett, kohaliku mett, mitte seda, mis tuuakse kuskilt mujalt maailmast meile siia on ju. Ja ma vaatasin, üks naine oli ka mingi äge video teinud, et et ma ei mäleta, kas keegi Kardashianidest vist kandis mingit kleiti. See kleit on mingi, kallis ja ma mäleta $200 on ju. Just oli ühe korra tal seljas on ju, siis kõik osteti loomulikult ära, see reklaam. Aga kui su sõber müüb raamatut 25 €, siis sa seda ei osta, aga selle mingi $1000 selle Kardashiani kleidi peale paned sa kohe. Et meie see teadus enam, et mida me teeme, kuidas me teeme, milleks me teeme, kellele me teeme ja just see võib-olla, mida sealt Aigi videost igalt poolt tahab välja tulla,
on see, et vaata, kuhu meie teadvust suunatakse. jah. Mida tegema, sest tegelikult sina täna ei tee ise oma valikuid, sa ei vali oma mõtteid ka ise. Aik küll ütles seda, et kui tuleb AI, see nagu võtab su üle. AI mõtleb sinu eest. Mõtleb sinu eest ja sa tunded, kas inimesed tõesti täna arvavad, et nad mõtlevad ise? Kas sinu tunnete reaktsioonid, need on kõik sisse õpetatud, see on kõik, mis sulle filmidest, koolist, kodust, kes on enne vanemad programmeeritud, kõik on sulle täna sisse õpetatud. Tegelikult sa juba täna ei mõtle ise, tegelikult sa juba täna ei tunne oma tundeid, vaid teed nagu õpitud reaktsioone. Nii et selle koha pealt me ei saa öelda, mina ütlen sulle niimoodi, et minu meelest see AI, või ütleme see tasand, on ammu üle võetud, sest vaata, David tõi ka seal selle näite, et on olemas sellised meetodid, kuidas mõtteid mõjutatakse väljapoolt. Panid tähele? Ta rääkis seda Hiina koha pealt, et seal oli üks mingisugune, aga see on ammu see Ultra MK, see mind control meetod on sellel CIA-l. See on juba ammu nii, et inimene istub, saad aru seal kuskil, sa võid talle pähe panna näiteks enesetapu mõtted. No kui sa rääksid see ulmefilm või mis iganes, kui sa telekas kodus luges neid mõtteid, on ju, et kontrollis, mida sa mõtled. Raamat. Ja, et see ongi see, et see raamatus, see 1984, eks Orwell kirjutas see raamatu ammu, aga Orwell on selle tegelikult kirjutanud tänasest ajast ja meil on mingisugune mõte selle koha pealt, et see on see, mis tuleb, et see on see düstoopiline maailm. Me oleme juba ammu selle düstoopilise maailma sees. See, ma ütlesin laste koha pealt näiteks, mis on hästi oluline, on see, et lapsed, kui sa vaatad telekat, kui sa vaatad multikaid, siis telekas on, eks ole, hüpnoosiaparaat. Öeldakse küll psühholoogias, et hüpnoos ei toimi, mitte mingil juhul, aga telekas on hüpnoosiaparaat. Telekas viib ajulainet teatud tasandile, ta on nagu rahustavata selline ja siis su alateadus avaneb ja siis kõik see, mis sulle multikates sisse tuleb, see läheb teaduse sisse. Või reklaamidest, ma toon ühe hea näite. Nimeta mulle hambapasta. Ma tean, et sa mõtled seda C-tähega hambapastat, on ju. Sest see on kogu aeg see, mis reklaamist tuleb. Kõigega võin nii täpselt küsida, et nimeta mulle üks ja sa ütled kohe ainult selle, mis sul sealt reklaamist on nagu Colgate. Täpselt pandud, on ju, et tegelikult hambapastasi on veel tuhandeid, on ju. See on kohe esimene, mis sul meelde tuleb, sest seda sa kõige rohkem näinud ja see on sulle kõige rohkem sisse programmeerinud. Või ütle üks hommikusöögi Helveste firma. Jah, kelluks. Sest see on kõige, see oli sellest ajast, kui meil hakkasid umbes Soomest reklaamid tulema, sellest ajast oli, et sellepärast ongi, et kui sa tahad ennast ise hüpnotiseerida, programmeerida, sa võid seda sama teha, et sa viid oma ajulainet sellele alfa tasandile, või alfast allapoole isegi tegelikult on hea seal theta ja delta. Alfa, aga siis sa saad kõige paremini programmeerida, aga lastega tehakse seda kogu aeg, et läbi multikate siis on veel olemas subliminaalid, mis on siis alateaduse sõnumid, mida näidatakse seal samas kinos või telekas, seal on vahel isegi sina ei näe neid, su silm ei hooma neid, aga meie alateadus korjab neid sealt üles. Ja seal on võib-olla, ma ei tea, kill your mother või ma ei tea, rape your brother või jumal teab mis. Et selles mõttes on nagu, me ei mõista, et meie tunded, meie mõtted, kui meie tegevused juba täna ei ole meie omad, et Aik räägib sellest, et AI tuleb, millest me räägime. Just ka vastupidi või samas ei. Oota, see nüüd kahe otsaga vaata. Seda kõik teavad, et kui sa räägid nagu telefoni juures mingid, ma tahan neid Nike tosse endal osta, siis lähed scrollima ja sul kohe tulevad ette need reklaamid järjest. No just, et kui sa räägid sellest või kui sa veel enam nagu kirjutad sinna, et see on nagu ilmselge, aga kui sa isegi ei räägi sellest, see on ainult sinu peas, siis samamoodi tuleb, nii et see on nagu see koht, et kulge, kas see väike vidin tunneb, teab su mõtteid või sa ise vastupidi lood oma reaalsust. Ehk et kui sina sellest mõtled, siis hakkadki looma. Et nagu... Mina olen ammu seda näinud, et telefon loeb mõtteid. Täiesti selgelt. Ma mõtlesin ka kogu aeg niipidi, aga praegu mõtlesin, et aga kui oleks vastupidi. Et nagu meie ise paneme selle vidina nagu tööle, et me ise loome seda. Mina arvan, et telefonid selles mõttes ma ei arva, ma tean, et telefonid loevad mõtteid sellepärast, et nii nagu selles Orwellist 1984 on öeldud, et see telekas suvalisel ajal skaneerib su mõtteid, et on olemas siis üks plasmaline aine, mis pannakse nende kõikide aparaatide sisse, seepärast on need ekraanid. Kes seda ei tea, nagu telekas mingi aja tagant, siis telefon niikuinii ka mingi 5 sekundi tagant teeb sust kogu aeg neid screenshot'e, et see on juba ammu teada, kes veel ei teadnud. Kes ei teadnud, et sind kogu aeg selles mõttes nagu, aga see on, et mida minule ka ühel hetkel hästi tugevalt näitas ongi see,
et see telefon panebki sind nagu selle teise vaimuga ühendusse, et kui sul on nagu meie see algallikas ja see tasand, kus meie jumalik inimene peaks ühenduses olema, siis see ühendatakse selle tehnoloogilise vaimuga ja telefon on see, mis hoiab kogu aeg su teadvust kinni tegelikult. Sul on nagu ühendus, tema juba, et mina ütlen sulle täna, ütlen sulle 100% täna, et läbi sinu telefoni täna juba mõjutatakse sinu mõtteid. Sa ei saa sest ise veel aru. Et see telefon on esiteks sul kogu aeg kaasas. Ja proovi telefoni jätta kuskile natukeseks mingiks ajaks eemal, sul tekib ärevus. Kus on? Ta on täielik kunstneer. Ja need mõtted ja mida me teeme ja kuidas me oleme, need on raudselt niimoodi, et telefon täna juba saadab meile signaale. Ma ütlesin eelmises osas, me elame totaalses ulmefilmis, ta isegi ei oska seda arvata. Mul meenust ühed head Eesti räpi laulusõnad, et telefon on ment sellel koputaja roll. Aga ongi. 24/7 selja taguse kontroll. Ja, kõike lindistatakse, suured serverid on maailmas olemas, ma ei tea, mis ajast juba, kus on kõik asjad on üles lingitud, iga sinu sõna, igasugune, ma ei tea, mis täna on su mõtted, kõik no see on nii loogiline, et nad näevad, on ju, kus sa käid, kõik GPS-id, asjad, mille peale sa raha kulutad, mis sa ostad, mis sul galeriis on. Ja sa vetsus käid. Jah, et see on nagu loogiline, aga nüüd, et võib-olla mõni nagu ei ole sinna maani veel jõudnud mõelda, et et see päriselt loeb mu mõtteid, mõjutab mu mõtteid, on ju, et see on nagu juba väike next level, et see esimene on nagu ilmselge. Aga just see nagu, et et see ei ole mingi nagu teooria, see on reaalsus. See väga tugevalt on su teadusega ühenduses ja su teaduse selles mõttes lukustanud enda külge ära, et see ei ole üldse nagu mingi... Katrin, mis sa nüüd arvad? Palju vaatamisi sellele podcastile saame? Äkki 2000 tuleb kokku? 1000 heal juhul. Ja seda me teame, et meid sealt kindlasti maha võetakse või vähemaks neid numbreid kindlasti võetakse, et see on täiesti selge. Aga jah, et mõelge siis selle Jeesuse sünnipäeva peale, mille peale me oleme rääkinud ja mõelge, mis see aastalõpp ja jõulud on, et tõesti uus aasta siiski hakkab kevadel. Ärges 31. detsember meile head uut aastat sooviga, et ootame 1. aprillini. Ja mida mina olen veel mõelnud selles mõttes, et just, et võtta see aeg rohkem nagu rahus olemiseks. Ja perega. Puhka, ole perega ja kui sa hakkad nüüd uut aastat looma, nagu me siin rääkisime, et siin tuleb hobuse aasta ju ka ei hakka muus kunagi 31. detsember, see hakkab alles veebruari lõpus tuli hobuse aasta, siis samamoodi võtta seda aega nüüd, planeeri ette ja alustama uut aastast nagu uues energias. Miks on üks asi, miks inimesed muuseas ei suuda 30, kui seal 1. jaanuar, 2. jaanuar ja 3. jaanuar, miks nad ei suuda uute asjadega alustada? Alguse energia ei tule taha, sest et kevadel tuleb see energia ka päriselt taha. Aga sellel hetkel kõik alustavad ja kõik failivad, sest et energia ei tule taga. Nii, kui sa plaanid midagi alustada, siis plaani alustada seda kevadel. Ja vaata kas või tagasi nagu oma elust, mina näiteks isiklikult vaatan praegu, iga kevad on mul see, kus mul tuleb see uus algus ja uus projekt energia. Ja uus hingamine, uus energia täpselt. See on ju loogiline, me kõik looduse rütmidega kooskõlas on. Aga päike annab sulle ju selle jõu. Ja päike, muidugi. Sa oled ju talvel selles mõttes, sa maandud, sa oled väsinud, vitamiini on vähe, D-vitamiini ei ole, et mis uusi projekte me alustame. Siis kevadel tuleb see... Ärge laske kalendril ennast kontrollida, on ju. Head jaanipäeva, Katrin. Jaa, aga kalender on ju muudetud ära. Meil on ju Gregoriuse kalender, on ju Maatriksi kalender. Tegelikult meil on ju nende õigete aja arvestamise järgi, meil on aasta 7000, mingi 500 vist. Mul oli see kalender isegi vahepeal kodus. Selle kohta leiab isegi, ma arvan, guugeldades infot, et tegelikult meil oli ju nagu 13 kuud, meil oli igas kuus. See on nii põnev, et sa teema praegu tõid. Kindel arv päev, et meil ei ole mingi 28, 30, 31, et igas kuus, me käisime kuufaasidega rütmis, on ju, et naiste tsükli, kõik asjad tegelikult peaks olema loodusega kooskõlas rütmis, et ei ole mingi 12 kuud ja lambised mingid päevad siin ja kõik muutub, on ju. 12 kuud on, miks on 13. kuu välja võetud, 13 on see naiselikkuse kuupäev, püha naiselikkuse kuupäev. Mina olen sündinud 13. ja see päev, või tähendab selles mõttes ka, meil oli siis ka 13 astroloogilist märki. Ja 13. astroloogiline märk on maakandja ehk ohvikus. Ja inimesed arvavad, siin ka kuskil räägitakse, ma näen, seda seostatakse meesenergia, see ei ole meesenergia, maakandja on Lilit. See sama saatan Lilit, kes seal Eedeni aias ilmus selle maona. Ja praegu vaata räägitakse, on meil siin ringi liikumas planeet 3i atlas. Ja see planeet, keegi just kirjutas sellest, et see 3i atlas viib meid tagasi selle ohvikuse juurde, ehk selle maakandja juurde. Nii et 13 on värav maatriksist välja. Sest et vaata,
13 on ju kuulutatud saatana numbriks. Aga tegelikult vanasti oli 13 oli tosin ja 12 oli kuradi tosin. Praegu on kõik 12 ehk saatan on seotud number 12 ja maatriks ulatub ainult 12. tasandini ehk 12. numbrini. Ja siin on kõik jälgivad seda valguse õpetust ja siis räägivad, et ei, ma seal see valguste õpetustes on, et see 12. tasand on, ma ei tea, mis täiesti vale. Noh, täiesti vale, jälle inimestel on piiratud meel ja lõksu kinni jäänud. Aga miks on haiglates ei ole 13. korrust? Miks lennukis ei ole 13. korrust? Miks liftides ei ole 13? See 13 on see number maatriksist välja ja YouTube'is on film The 13th Floor, 13. korrus. Võtke korra kätte, vaadake see film ära, see on täiesti sürr ja sulle võib-olla alguses sa ei saa aru, mis seal toimub, vaata mitu korda seda filmi. Ja see jälle number 13 on tee maatriksist välja. Ja nüüd, kui 3i atlas tuli selleks, et meid viia tagasi maokandja juurde, 13. tähemärk tuleb tagasi. See tähendab seda, et me liigume välja maatriksist. See ongi see, ja sellepärast ongi see Lilith on, nagu ma ütlesin, Lilith on musta maa ordu, Lilith on see maokandja, ehk siis jumaliku tarkuse kandja, see on see sest naine nuss, nagu öeldakse, et see on see loom, algallika loom. Ja me liigumegi siis nii-öelda nagu teisele kosmilisele tasandile. Aga 13 on jah, selle koha pealt täiesti püha number. Oi, kui põnevaks see lõpp nüüd siin läks. Ootame, ei ole veel lõpetatud. Aga siis et ärge seda, või tähendab, et hakake nendest maatriksi pühadest lahti laskma ja otsime üles õiged vanad inimeste pühad ja tähistame neid koos pigem. Nii, siis mille peale vanemad võiksid mõelda hästi seda, et me räägime oma lastele, et valetada ei tohi. On, räägime ju, valetada ei tohi. Kuidas nende päkapikkude jõuluvanega lood on muidu? Kõik valetavad reaalselt oma lastele. Ja see on psühholoogiline mäng jälle. Et oi, aga see muinasütte, see on nii ilus ja lapsed usuvad maagiasse ja trillalla. Ja siis tegelikult ühel päeval nad saavad teada, et need inimesed, keda nad on kõige rohkem usaldanud ja kes neile on öeldud, valetada ei tohi, ja siis karistanud neid selle eest, on neile mingi 10 aastat valetanud. Nii päkapikkude kui jõuduvale see on nii naljakas teema mu jaoks. On ju. On. Kus siin jälle loogika on? Et kui seda kõik tahavad kõike loogiliselt teha, siis ma küsin, kus on siin loogika? Ei, aga see on see romantiline idee, et see jõuvana lendab selle oma põhjapõtradega. Okei, aga siis räägi, et on olemas selline muinasjutt, aga ära ütle lapsele, et jõuluvana toob sulle kinke ja päkapikk paneb sulle sussi sisse midagi, või ütle, et mina olen päkapikk ja on selline muinasjutt, kui sa tahad seda kõike kaasa teha. Siis tee seda. Või et mingid perverdid käivad ja piiluvad iga päev aknad. Nagu laps siis, see ka täiesti, ma ei tea üldse. No, Prantsusmaal on eriti karm, seal ongi see must vend veel, kes tuleb ja karistab pärast, see mingi beat, Ameerikas on ka. Ma pean küsima. Black beat, mingi, ühesõnaga ta on kuidagi, ühesõnaga ta on nagu siis selle, et need lapsed, kes on halvad lapsed, nendele paneb võtta sütt sinna sussi sisse, on ju see black beat. Aga Prantsusmaal üldse minu meelest, et ma ei tea, lapsed saavad peksa või karistada mingisugune selline nagu, no müstiliseid asju nagu lihtsalt. Aga lihtsalt tõesti palun mõelda sellele, et kui laps ei tohi valetada, siis lapsed ei tee meie sõnade järgi, nad teevad meie tegude järgi. Mõtle, mis eeskuju sa ise annad ja mõtle seda, et kui laps sinus pettub. Mis see trauma sellel päeval, nagu kui ta teada saab? See on nagu väga palju kukub kokku, sest et midagi, mingi maagiline asi, mida ta uskus, seda pole päriselt olemas. Et tegelikult see ei ole tore. Oleme ausad siiski. Nii et ma ei tea. Ehk siis jah, see jõulud on selline ülesöömise, ülejoomise, ületarbimise püha, kus siis lihtsalt inimene keset seda aega, kus ta peaks puhastuma, kergeks saama, enne kevadet tulevad paastumised väga paljudes traditsioonides ja kevadel, et sa lasedki kogu koorma maha, et sa uuendad energia ära. Kevadel ja sügisel ongi juba väga hea just puhastuda. Et sa tõesti võtad omale mingisuguse aja ja sa siis rahulikult nagu paastud, ma ei tea, võib-olla lihast paastud, lähed kergemaks. Et siin on nagu väga palju aspekte, mida peaks vaatama, mis on olnud tegelikult need iidsed traditsioonid, et valgusrahvastel on omad riitused, on omad pühad, on omad tähistamised. Aga praegu me tähistame maatriksi pühasid, ehk meie teadus lukustatakse sinna, kuhu maatriks tahab ja me toidame seda, mida maatriks tahab. See on kui niimoodi mõtlema hakata, nagu mis sa ei tohigi mitte midagi uskuda.
kõik on vale, reaalselt sõna otseses mõttes kõik, mis sulle õpetatud on vale. aga Matrix on ju reaalselt valede peale üles ehitatud, selles ongi ju see point, kuidas meie teadvus nagu lukustatakse, piiratakse ära, et või noh, ütleme siis niimoodi, et ta on nagu kloonidel ja Matrixil on omad seadused, omad siis toimimise viisid, aga meie jaoks või nemad räägivad meile lugu oma vaatenurgas, nagu ma olen seda mitu korda see Hitleri näidet toon, siis ma tõin näidet, et kui nartsissist sa lahku lähed, et siis ta räägib sulle, et sina oled halb. Siis Matrix räägib sulle kõike oma versioonina, aga nüüd ongi see, et aga keda me siis usume või kas neid maksab uskuda. Et inimesed hakkaks aru saama, et Matrix on toimiv süsteem koos oma loojatega, koos oma nendega, kes seda üleval hoiavad, ja see ei ole inimese sõbralik süsteem. Ja kõik, mida sulle koolis õpetatakse, kõik, mida sulle räägitakse peavoolu meediast, kõik, mida sulle räägivad nii-öelda Matrixi töölised, on Matrixi lugu. Ja sellel ei ole elava inimese, hingelise inimesega mitte midagi pistmist. Et see on nagu oluline eristus siia teha. Tahad sa siia lõppu veel midagi inimestele öelda? Ma arvan, me päris palju juba rääkisime jah, need jõulud asjad, aga mis ma ütleks, et täpselt see suhkru ja ülesöömise teema, et nagu sul on nii palju variante ja valikuid, nagu sa tahad piparkooki süüa, aga tee ise, ära pane sinna keemiat ja jama sisse, on ju, et sa ostad poes seda suhkrupommi, sa ei pea kasutama valget jahu, kasuta nagu mingit tervislikuma, on ju, et sa saad teha nagu väga palju tervislikumaid valikuid. Jõululauas samamoodi, nagu me ei pea sinna mingit kräppi panema ja ostma, on ju. Samuti sa ei pea seal nagu üle sööma ennast, söö sama ports, mis sa iga päev muidu sööd, et mis komme see on selle ülesöömisega nagu jõuludel, ma ei tea. Ei, eks see kohast kohta ja Eleri Tammemägi ütles just oma selles õnnelik laps loengus, et pärast on hästi palju sapipõioperatsioone ülesöömisest. Pärast on hästi palju nagu sapipõiolõikuseid uuel aastal. Wow, väga põnev. Inimesed ei teagi seda ja et siin on nagu, ma tahaksin võib-olla siia lõppu natukene panna inimestele südame peale sellist asja, et mõelge hästi oma laste peale, nad on hästi kaitsetud. Ja vanema roll on seda last kaitsta ja hoida eriti kurjuse eest. Aga vanemad ise on tähelepanu hajutatud, väga paljud vanemad ju tegelikult tegelevad ellujäämisega. Arved on vaja maksta, tööl on vaja käia, ise oled väsinud, tervis on korrast ära. Ja see hajutab meie tähelepanu ära ja tegelikult kõige suurem rünnak käibki just meie lastele, et meie lapsed on kaitsetud ilma meieta. Aga kui mina olengi ellujäämistasandis, siis mul on ressurssi vähe. Mul ei ole aega nagu vaadata välja poole ja panna tähele, mis tegelikult toimub või ennast harida või et mu silmad avanevad. Ka silmade avanemiseks ju tegelikult on ressurssi vaja. Aga siin on jälle see Matrixi teema, mis need pedofiilid tahavad, laste energiat, seda laste adrenaliini energiat ja verd. Ja üldse miks see seksuaalenergia samamoodi, et kui lapsi seksuaalselt väärkoheldakse, sealt on ju vallandubki energia. Et see on nagu hästi selles mõttes nagu selline moonutatud kõik, mis seal toimub, aga nad tahavad jah, et see on see puhas energia, puhas eluenergia, puhas algallika ühendus veel. Ja siis sellepärast on kõik need, ma ütlengi, et jõuluvana on ju ka tegelikult põhimõtteliselt on ju kommijanu, et kui su laps uimastatakse ära kuu aega järjest, nende suhkrutega on ju mingites riikides veel kauem, et see on, et me tõstaksime oma teadvust sellest, et see on hullumeelne või samamoodi, et see laps on seal teleka ees, tema alateadvus saab programmeerikud, et sealt pannakse igasuguseid programme, asju sisse. Et ma täna näen, et mul järjest enam inimesed kirjutavad ja tahavad tulla teraapiasse ja nüüd ka kirjutavad laste osas, et lastel on täna ülipalju ATH-d, seda teame. Ja ATH on hästi sügavat ja tegelikult trauma tagajärg, ehk sama see aju on sellel kõrgendatud siis ellujäämistasandil, kõrgbetas, ta paneb kogu aeg igasugustes suundades, eks ole, rahu ei ole, tasakaal on sees ei ole. Et lapsed igas mõttes nagu lapsi rünnatakse täiega, mürgitatakse nende kehad selle toidujamaga, nende emotsioonid mürgitatakse ära, igasuguse viha ja hinnangute ja võistlemise ja mille kõigega ja lapsede mentaalne tasand mürgitatakse täiesti ära, kogu sotsiaalmeedia ja telekast, mis tuleb ja koolid. Et meie lapsed on tegelikult programmeeritavad, õrnad ja kaitsetud, meie töö oleks neid kaitsta, aga meid hoitakse sellel tasandil, et me tegeleme ellujäämisega, siis ma ei saa oma last kaitsta, mul ei ole seda ruumi.
noh, mul ei ole aega temaga tegeleda, ma panen ta sinna teleka või selle ekraani taha ja teen oma asju, siis et sellepärast ma ütlengi, et kui meie arvame täna, et me iseennast ja lapsi ise kasvatame, siis ammu kasvatavad meie lapsi ekraanid ja maatriks, sest et kooliharidus ja lasteaiad on ju maatriks puhas. Nii et see aeg tegelikult, millest David räägib, ei ole mitte tulemas, vaid on juba päriselt siin. Nüüd tahetakse siis lihtsalt teda nagu veel hullemaks ajada, et nagu täielik kontroll võtta. Et täna sa veel võid oma mõtteid mõelda, noh, vahel hakkavad sisse tulema, on ju helgemad mõtted. Ega tulla selle ajaliinide juurde, siis noh, iga inimene ise valib, kus ta parasjagu on ja kuidas ta elab. Ja. Aga see teadmine peab ka tulema selleks, et ma näiteks saaksin sellele ajaliinide liikuda. Ma rääkisin sellest eelmine kord, selleks, et on vaja terveneda, on ressurssi vaja. Ja kui meie lapsed on sellistes kriidikohtades, nagu mõtlesin, mulle kirjutatakse juba, ma näen, mis olukordades inimesed on, inimesed peavad rahad, et terveneda. Sellepärast, et nad on selle ellujäämisega tegemist. Neil ei ole seda ressurssi, nad saavad niimoodi otsaga kokku, inimesed kasvatavad üksinda lapsi. Mis iganes kõik need raskused on. Et ma näengi, et noh, ja kui palju täna Eesti on ju laste enesetappudelt minu teada maailmas üks kõrgematel kohtadel. Ja, üks kõige kõrgemaid. Et see, mis olukorras meie noored on, see, mis olukord meie lapsed on igas mõttes täielikus kriisis, sest kõik see, mis on lapsele, inimesele omane, see on viidud, ma ei tea kuhu, ehk su keha, su hing, su vaim ei saagi enam normaalne olla. Et sellepärast kõik on häires ja siis mulle kirjutatakse, et miks laps kaua jääb selliseid asju. No ta sööb valesti, ta istub ekraanides, ta käib koolis, mis murrab ära täielikult tema vaimu ja siis me imestame, miks lapsed tahavad nööri kaela panna või miks nad hakkavad jooma või miks nad hakkavad kanepit suitsetama. Ja ta ei saa tähelepanu oma vanematelt. Jah, sest vanemal ei ole seda ressurssi, sest vanem on oma ellujäämises. Me oleme kõik üksinda. Sõnadust mõttes, kõik üksinda. Lapsed on üksinda, vanemad on üksinda oma asjadega. Ja see on see, mida Matrix on siis tahtnud teha. Kõik ära elada, kõik oleks üksinda, siis on lihtne kõiki murda. Ja lapse tasandilt see murdmine piht hakkab, kus siis veel? Iga järgmine põlvkond on järjest katkisem ja alles tuleb. Nii et seda ma tahan siia lõppu öelda, et mõelge palun selle peale. Et ma ütlesin oma kliendile ka üks päev, et mis sulle tegelikult elus tähtis on, mis on kõige tähtsam? Mõelda selle peale, mis see päriselt on, kas need on need asjad ja kas on need autod ja kas on kõik see materiaalne või mis on kõige tähtsam elus peaks olema hingerahu ja armastus ja vabadus ja teineteise hoidmine. Need peaksid olema kõige tähtsamad. See materiaalne, see kukub niikuinii ühel hetkel kokku. Noh, sellises olukorras nagu ta praegu. Nii et mis on elus teile kõige tähtsam? Et sellega me lõpetaksime siis selle feigi uue aasta saated. Oi, mis episood. ja siis tegelikult ei ole siis nagu Matrixi viimase aasta lõpusaade on see. Aga tegelikult meil ei ole aasta lõpusaadet. Matrixi aasta lõpp. Ja, et detsembris me lihtsalt saateid rohkem ei tee, jätkame jälle jaanuaris uue hooga. Ja mina küll just võtan praegu aega just selleks, et nagu maanduda sisse poole minna ja võtta seda rahu enda jaoks. Nagu loodus meil selle võimaluse annab. Ideaalselt, kell 3 on juba pime. Jah, aeg magama minna. Aga teie ikka jätke meile alla kommentaare, küsimusi, mõtteid, ideid ja kohtume juba Matrixi uuel aastal. Kohtume Matrixi uuel aastal ehk siis jaanuarikuuseid kuud on meil ka valed. Lasta olla. Kui kohtume, siis kohtume. Ja. Kui kohtume? Kindlasti kohtume. Sina sõidad vahepeal ära, ma loodan, et sa tuled tagasi. Kui mul lastakse tulla. Aga olgu. Ja. Kohtumiseni. Hei. Tšau.